täna on siin ka need, keda te oma heameeleks kas rohkem või vähem teate, kellele läheb see üritus samamoodi korda ja ka nemad on täna siin teie ees. Eva ise on Järvamaalt, kasvanud üles Kabalas ja Säreveres ning saates täna siit nendesse kohtadesse suure südame, toob ta ise teile Paidest, Eesti südamekohast siia sellega kaasa. On rõõm täna siin meid näha. Sellel rõõmul on erinevaid põhjuseid ja kohtumise põhjusel on ka omakorda erinevaid põhjuseid. See pole just see ilus vaade Toompeal, mis muidugi siit ei kao, kuid seekord on siia toonud meid see, mis on toimunud nende ilusate ajalooliste Toompea seinte vahel pea kõik need aastad peale Eesti taasiseseisvumist 20. augustil 1991. Meie eelajalugu algab aga juba varem ja ka seda me ei saa eirata. Lugupidamine on üks kindel sõna, mida see koht ja rahvas nimega Eesti väärib. Ausus on teine sõna, mis peaks olema kindel kohustus nendele, kes seda kohta teenivad ja on rahva kui kõrgema võimutahtel sinna valitud. Hoolimine aga on see kolmas sõna, mis on lihtne, kuid tegudes kuidagi olnud liiga raske, et täita. Meil on olnud pikk kannatus. Me pole ei sallimatud ega nõua midagi ulmelist. Aga paistab, et selle asemel, et seda hinnata, nähakse meid kui alamaid, kellele ülevalt alla vaadata. Tegutseda nagu omanikud kohas, mida pole neile keegi andnud ega kinkinud. Riik, meie riik on ühisvara, pärand ja aare, mille suhtes kehtivad reeglid kõigile. Siin pole välja valituid ja kõik, kes vastavad käituvad, ei vääri inimeste, Eesti rahva kui kõrgema võimukandja poolt antud kohta. Juba aastaid oleme näinud, kuidas see väike koht selle asemel, et õitseda, ägab kas halva ning ülbe maksupoliitika, varjatud tehingute, ülbuse, inimestele põhjustatud stressi ning viha, e-valimiste, ebavärdse suhtumise tõttu perekondadesse, nõuete ning tehingute, mille teostamine on olnud küsitav, hämatud migratsioonipoliitika, mis paraku näitab ka juba omi märke, märkamatuks jäänud eesti keele ning kultuuri, meditsiini, mille vastu mitmel põhjusel usaldus on kadumas, põllumajanduse, loomakasvatuse, tõenäoliselt tuleb hukata suhtumine, lageraiete, murdjate tuugenipoliitika, peatsete välisvangide, sõjapoleemika, vastandumise ja muidugi meie poolt kunagi heaks partneriks peetud Euroopa Liidu küsitava tegevuse tõttu. Kollased hinnad poodides ning sagedased uudised ettevõtete pankrotist pole ka enam midagi uut. Kollaste hinnalipikutega samal ajal tõusvas joones on ka muud toonid. Vikerkaare värvid pole enam siiras lapse joonistus, vaid on saamas pea õudusunenäoks suurema osa eestlaste silmis. LGBT propaganda, mille sunniviisilisust ühiskonnas ning eriti koolides esindab 1,5% rahva toetust omavast parteist pärit niinimetatud haridusminister, on võtnud mõõtmed, mis lööb inimeste vahele veel suuremad lõhed ning on päädimas sellega, et inimesed suure tõenäosusega tulevikus lapsi enam kooli ei lase. Mis võib olla veel sellise kurva vanemate meeleheites tehtud otsuse tulemus? Mida teie arvate? Erinevused laste vahel, mis on tänaseks ja ilmselgelt ühe liikumise propaganda huvides nii valjuks aetud, saaks olema lahendatud neil juhtudel vastavate spetsialistide mitte ühe liikumise propagandaga koolides, ühiskonnas ning keedudest üle astudes. Selle asemel, et aastate jooksul võiks klassides olla näiteks eestlus ning näiteks kodutütarte, kodukaitse, sümboolika, kas hakkamegi eelistama selle asemel värvilist kangast, mis on saanud alguse aktivistidelt, kellel ka selle loomisel polnud Eestist ei sooja ega ka külma. See on vaid endi huve teeniv tegevus, laste tegelikest soovidest ülevaatamine ning kelle propaganda on vastumeelsust põhjustanud pea kogu maailmas. Ajal, mil selle vastu võitlevad juhtivad riigid, tugevad aatelised riigid, on meie niinimetatud 13% seltskond võtnud voli tegemaks kõike, et taoline propaganda oleks toetatud. Koolid ja ühiskond pole LGBTQ sundpropaganda koht. Veel ennem, kui ma mikri üle annan, midagi, mille ütlemisel pole muidugi mingit tagamõtet, kuid kellele see meie kunagisest ja hästi tuttavast ajast meenub, võite need sõnad minuga kaasa rääkida. 3, 2, 1. Koju ma tõttan,
käes on mul nelgid, rinnas mul punane täheke helgib. Punane täheke kaugele särab, igaüks tunneb mind silmapilk ära. Palun väga, see oli minu esimese klassi kukeaabitsas. Täis Leninit, mida pidi kunagine esimese klassi tirts ja poisiklutt õppima. Ajage mind vaid öösel üles ja ma vuristan selle teile ette. Mitte perfektselt, aga sõna-sõnalt. Unesegasena, aga ikkagi öeldud. Vot nii oli see kord ja kohustus. See on pitser, mida te näete, mällu terveks eluks. Mina elan selle veel üle, kuid on neid, kellele see pitserle on läinud sügavamale. Ning on pitsereid, mida enam muuta ei saa. Olgu ka see skalpell nii suur kui tahes. Kristiina Kallas Eesti 200-st, Eesti 200, 1,5% toetuse ja põhimõtteliselt ilma rahva mandaadita, nagu teie suur hoidja Reformierakond oma kahaneva 13% toetusprotsendiga. Kas see ongi kõik, mida te soovite? Kas see ongi teie eesmärk? Teil pole õigust nii dikteerida ja kogu selle tegevuse taustal tekib küsimus, kelle huve tegelikult teenitakse. Ja veel rohkem tekib küsimus, millal võetakse lõpuks vastutus ja petitsioon, mida sa härra Hussar enam sahtlisse toppida ei saa. Ja otsene küsimus, millal tagasi astute? Aitab 13%, astu tagasi. Astu tagasi. Astu tagasi. Ja oi, me kordame seda täna veel. See kõik hetkel vajab ühte korralikku immuunsust, mida paraku nagu näha tänapäevased vaktsiinid millegi pärast ei anna. Küll aga saame me hoopis midagi muud. Austatud Riigikogu liige Kalle Grünthal, palun. Aitüma sõna andmise eest ja rõõm on jälle üle tüki aja seista siin rahva ees, kuigi neid on vähe. Rõõm on näha ka see nii-öelda veterane, kes on siin eelmise NETS-i ajal, nakkushaiguse ennetamise tõrje seaduse ajal, vapralt võitlesid välja tegelikult selle, et NETS sellisel kujul, nagu taheti vastu võtta, ei toiminud. Ja kahjuks ei ole teid täna siin väga palju, aga eks sotsiaalmeedial on ka siin oma mõju, sest kui ma kutsusin, aitasin kaasa inimesi, et nad tuleksid täna siia, siis minu näitaja ütles, et seda olid vaadanud 26 000 inimest, päris hulka. Ja toetajaid oli ka päris palju seal. Aga küsimus on praegu selles. Sotsiaalmeedia on meid ära tinistanud. Ehk siis sotsiaalmeediaga ei ole võimalik kartuleid maast võtta. Sotsiaalmeediaga ei ole võimalik puid raiuda. Ja seetõttu mul on ülimalt hea meel kõigi teie üle praegu, kes te tulite päris ellu, mis on tegelikult meie põhiolemus. Sotsiaalmeedia ei ole meie põhiolemus. Ja mul on ettepanek, et need, kes on kohale tulnud, need teevad oma naabritele aplausi selles osas, et nad ärkasid lõpuks ülesse. Olete nõus? Tänan, teie olete nii-öelda eesliin ja raudvara, kelle järgi hiljem tulevad teised. Ärge vaadake seda, et teid on praegu siin vähe. Aga et enne kui ma lähen päris tõsiste asjade juurde, üks niisugune huvitav asjaolu, mille Kanal 2 möödunud teisipäeval siis paljastas. Ja nimelt oli Reporteris kajastati siis sellist uudist seoses seakatkuga ja öeldi, et sellega on hukatud Eestis möödunud aastal üle 60 000 sea. Ja ma ei tea, kelle käsul. Minister Johannes Terras kutsus kokku siis ajakirjanikud, et selgitada taudiga võitlust, mismoodi peetakse. Teatavasti on Terras saanud ju tuntuks sellega, et tema teadmiste põhjal pidavad metssead Eestis poegima lausa 3 korda aastas. Ja minu meelest Kanal 2 reporter küsis väga tabava küsimuse siis Terrase käest. Ja see oli järgmine. Härra Terras,
kas teie targal juhtimisel poegivad 3 korda aastas ainult emised või kuldid? Ja Terras vastas: arvan, et seda hingeelu oskavad asjatundjad paremini kommenteerida. Mina oma teadmised ammutan nende käest. Saate aru, tähendab, põllumajandusminister, kes on kõige targem peaks olema, kes peaks olema juhtija, ei tea isegi seda, et kuldid ei poegi. Ja selline inimene juhib meid. Ja siis tekib küsimus, kas ta on mingi käpik seal eesotsas, kes käpik, nõus, kellele antakse lihtsalt käsulauad kätte ja ta teeb seda. Aga muide, selles samas Kanal 2 ülekandes tuli välja ka tegelikult selle huumori taustal ka päris kuri asi. Seda on võimalik veel järgi vaadata. Nali saab kohe läbi ja ilmub välja kurjus ja see läbi Maaülikooli professor Arvo Viltropi suu läbi. Tema käest võeti siis kui ka intervjuu seal ja tema vastus oli siis järgmine. Kuulake hoolega. Praeguseks valmistutakse suvel uueks Aafrika seakatku laineks ja seda piirkondades, mis jäid eelmisel suvel puutumata. Põhja-Läänemaa, Harjumaa, Lääne-Virumaa, osaliselt Ida-Virumaa, Ida-Jõgevamaa, Põhja-Tartumaa. Nüüd tuleb oluline lause. Need on alad, kus me ootame seda katkulaine kulgemist suvekuudel. Te jõudsite pointini praegu välja. Kas see seakatk tuleb postipakiga või on siis kokku lepitud, et nüüd tuleb just seal? Tegelikult on minu hinnang ja ma arvan, et seda arvavad ka paljud, et tegelikult on katkuga võitlemise sildi all eesmärgiks hävitada tegelikult kohalik toidutootmine. See on põhjus, see on selle põhjus, mikspärast mingise abstraktse PCR-testiga tuvastatakse viiruse fragmendi olemasolu, aga see ei pruugi olla nakka. Ma usun, et seda räägivad veel ka teised siin. Edasi, kui ma tegin oma postituse, kus oli 26 000 vaatamist, 700 või 600 pöialt ja nii edasi, tubli, oli minu sõnum lühike. Kurjus ei maga, meie lapsed on ohus, sellepärast et minister Joller, kes on saanud tuntuks selle lausega, nagunii me süstime teie lapsed ära, see oli eelmisest koroonaajast, on tulnud välja uue saatanliku plaaniga. Ja nad kavatsevad hakata lapsi süstima koolis ja kui vanem ei ole eelnevalt teatanud, et ta ei ole nõus sellega, siis laps süstitakse ära. Kuigi peaks olema vastupidi. Ennem oli vastupidi, nüüd pöörati see olukord ringi. Eile arutasime sotsiaalkomisjonis seda sama küsimust ja minu meelest kõige lihtsamalt ja õiglasemalt ütles välja selle vaktsiinikahjustusega lastevanemate ühing, kellel on oma elukogemus juba olemas ja laste tervise heaolu kaitse esindaja, et koolis ei tohi olla mingisugust süstimist. Süstimine käib arsti juures, perearsti juures, aga see on olukord, mida praegu tahetakse teha. Lastega seoses veel tuli selline info, et ma mõtlesin, kas ma julgen seda üldse täna siin välja rääkida või mitte. Aga okei, kontrollisin ühe korra veel üle. Need lapsevanemad, kel on olemas poisslapsed, üks vilepuhuja, arst, perearst lekitas sellise info välja, et kuraatorid annavad neile nõu, et kui laps on kuidagi loid ja väsinud ja uimane, ütleme depressioonis, siis tuleb ta suunata perearsti juurde ja perearst õpetab teda oma nokuga nängima. Ehk siis onaneerima. Ja kõige, ma ei tea, kas ta vastab tõele, aga 2 korda ma olen kinnitust saanud sellele samale asjaolule. Et kui perearstid sellest keelduvad, siis nad lastakse töölt lahti. Ja kolmas asi, mis ma tahan laste kohta veel öelda, on see, et esmaspäeval arutasime siin
alkoholi käitlemist ja praegune valitsus soovib, et lapsed saaksid hakata alkoholi baarides, restoranides pakkuma. Issand jumal, kuhu me oleme jõudnud ja see üritus toimus lastekaitsepäeval. See on jõle, see on rõve kogu selle laste osas. Ja vanemad, kes te lähete siit ära, vanavanemad, viige see sõnum laiali, ärge lubage neid asju teha. Ja nüüd põhiasja juurde. Me kõik mäletame seda, mismoodi siin rahvas, siin samas kohas oli tohutult. Ja tänu teile müts maha selle eest, te suutsite oma kohalolekuga muuta nakkushaiguse ehk NETS-i ennetamise tõrje seadust selliselt, et kõige hullemad punktid jäid välja. Järgmisel nädalal on teisel lugemisel uus nakkushaiguse ennetamise tõrje seadus. Ma ei hakka seda pikalt rääkima, aga ma ütlen ära olulised asjad. See NETS on selline, mis ei kaitse teid praktiliselt mitte kedagi. Kui te ei olete kuskil kellegiga kokku puutunud ja leitakse, et arvatakse, isegi tõestamata puhul arvatakse, siis olete te nii-öelda haiguse kandja. Olenemata sellest, kas teil on diagnoositud haigus või on tõendatud nakkushaigus ja selle tulemusena on võimalik teid sulgeda karantiini või siis kuskile mujale. Ehk siis seesama olukord, kus me kõik istusime kodus, arvasime, et meile räägitakse tõtt, saab toimuma palju rängemal kujul. Ja selles samas NETS-is on veel üks eriline punkt sees, mis tegelikult ütleb, et Eesti Vabariigis põhiseadus enam ei kehti. NETS-is on kirjas järgmist, et kui WHO, te teate seda organisatsiooni, on kuulutanud välja eriti ohtliku rahvast tervistava ohustava hädaolukorra, siis Eesti järgib seda, ehk siis toimub ühiskonna sulgemine. Seesama WHO, kes on valetanud siin hantaviiruse osas, ahvirõugete osas, ebola on ka siin kõneaineks olnud. Eesmärk on tegelikult ühtne, hävitada rahvusriigid. Ja minul on küsimus, kas te olete nõus selliste seadusega, et mingisugune WHO tekitab meile karantiini ja hädaolukorra. Kas te olete nõus? Ma olen siin palju rääkinud sellest WHO-st veel, aga ma ühe asja ütlen veel. Tegelikult oli see suur programm. Seesama NETS, lastekaitseseaduse asjad ja nii edasi pidid minema paralleelselt sellega, kuna maikuus pidi toimuma WHO mingisugune assamblee, kus siis taheti lisada üks pandeemia leppe osa, et riigid on nõus sellega, et patogeene ehk siis igasuguse erinevaid haigustekitajaid hakatakse arendama ja jagama. Ja riigid ei kirjutanud sellele alla. Nii et meie see NETS ja lastekaitseseadus jooksis oma ajast ette. Võib-olla meil on veel aasta aega armuaega, ma ei tea seda. Aga ma olen halanud siin palju, mis on vahendid, mida me saaksime teha. See silt aita vastu 13% astu tagasi. See seltskond, kes praegu seal infotunnis vastab, Kristjan Michal, Tšahkna ja Ligi, muigavad ja naeravad selle peale. Üks variant on see, nad tulevad siit varsti välja, võtke mobiiltelefonid ja minge küsige, miks te teete niimoodi. Aga ma usun, et teid on liiga vähe täna selleks siin. Ikka teete, kell 2 lõpeb, see on teie õigus ja võimalus teha. Rahvas läheb oma alluvate juurde. Mis tegelikult aitab, on üle-eestiline streik, transport seisma, kauplused seisma, ma tean, keegi ütleb, kus ma tööd saan, kus ma raha saan. See asi läheb veel hullemaks. Üleüldine streik, pidevad surve avaldamine just rahva poolt. Meie seal opositsioonis oleme võimetud. Aga
mina loodan ja mina usun teile, et te saate sellega hakkama, et see valitsus saata prügikasti. Olete nõus? Aitäh! Aitäh, Kalle Grünthal! Ennem kui sa siit nüüd ära lähed, oota. Ma annan sulle natuke värve ka kaasa. Palun, aitäh sulle. Ja tänase päeva ilusad üllatused jätkuvad. Riigikogu liige Moonika Helme, palun. Tere kõigile, kes te olete täna siia kokku tulnud. Ma olen teile kõigile väga tänulik, sest me teame, et see ei ole enam lihtne. Ma ise mäletan neid meeleavaldusi, millest ma olen osa võtnud, kus on olnud siin platsi peal tuhandeid inimesi. Aga ajad on muutunud ja nii palju, kui ma olen inimestega rääkinud, see valitsus, kelle kohta on siin täna plakat, aitab 13% valitsus. Tegelikult neil on olnud isegi ka veel väiksem see number ja see kõigub, aga ütleme seal sellises suuruses ta on. Nende tegevuse tulemusena inimesed lihtsalt kardavad. Ja kui ma vaatan seda, kuidas ma ütlen, jutupunkte, mille pärast teie isiklikult olete täna siia kokku tulnud, siis kõikide nende jutupunktide üks põhjus, ma mõtlesin selle üle, et millest ma rääkima hakkan, need kõik on väga olulised, aga üks juurpõhjus, miks me oleme siia jõudnud ja miks on ka see 13% valitsus meil praegu võimul, see on väga lihtne, see on küsimus riiklikust suveräänsusest. Ja ükskõik, mis teemasid me hakkame siit praegu niimoodi minema, ei LGBT sundpropagandale koolides ja ühiskonnas. Kus see tuleb? Eestlased ei ole kunagi seda tahtnud. Eestlased ei ole kunagi seda, selle peale isegi mõelnud. Meil on ainult 2 sugu, mees ja naine. Olete nõus? Õige. Kus see tuleb? See tuleb väljast. Ja miks seda tehakse? Sest me ei ole enam suveräänne riik. Miks seda tehakse? Sest meie valitsused on seda nüüd järjepidevalt surunud meile peale kõik need asjad, mille vastu ka meie oleme võidelnud. Ma arvan, et te olete olnud siin ka nendel suurtel meeleavaldustel ja teil on olnud see üks mõte, kui ma tulen siia, siis ma saan midagi teha ja minust sõltub midagi ja mind võetakse kuulda. Aga nüüdseks on selge, et see ei ole nii. Ja põhjus on väga lihtne. Me ei ole suveräänsed. Meie valitsus, kõik valitsused peale 2021. aastat ei ole enam meie valitsused. Nad on ajanud kõiki muid poliitikaid, kõikide teiste asja, välja arvatud Eesti asja. Ja nii lihtne see ongi. Ja sellepärast me oleme praegu siin sellises olukorras, nagu me oleme. Ja mul on hea meel, ma ikkagi kordan veel kord üle, mul on hea meel, et teid on kas või niigi palju siia kokku tulnud. Siin platsi peal on olnud päris palju erinevaid meeleavaldusi. Ma ütleksin, et see on üks rahva rohkemaid kõikidest nendest. Päriselt ka. Ja mina väga selgelt näen seda murdepunkti. Kalle rääkis enne COVID-i perioodist. Ja ma arvan, et me kõik elasime selle üle, meil kõigil on selle kohta oma arvamus. Aga see oli aeg, kui oli viimased suured meeleavaldused, kui rahvas päriselt ka arvas, et me muudame midagi ja et meist sõltub midagi. Aga siis, kui tulid eriüksuslased ja koerad ja see oli meie oma valitsus, kes seda tegi. Pärast tulid repressioonid, pärast tulid tagakiusamised, pärast tulid jälgimised, jälitamised. Praegu on üles ehitatud ja hakatakse üles ehitama, juba ehitatakse ja seadustatakse tohutud jälgimisühiskonda, mille ainus eesmärk on see, et kui asjad lähevad väga halvaks ja nad lähevad veel väga halvaks, sest et see raamistik, milles meie suveräänsus on meilt ära võetud, on selline, et ta ei lasegi meid enam käsi ja jalgu liigutada ühel heal päeval. Kui see asi läheb päriselt halvaks, siis teid ei ole siin enam kedagi. Ja miks? Sest te kardate. Keda te kardate? Oma enda riiki, oma enda valitsust. Seda sama valitsust, kui see valitsus jätkab, kui 27. aastal, kui kevadel Eesti inimesed
ei astu sellele vastu valimistel ja ei muuda midagi. Ja kui siis midagi ei muutu, siis saavad asjad ainult halvemaks minna. Et siis on meil ühel päeval kõigil kruvid kinni keeratud. Meie iseseisvust ei ole enam üldse. Meie suveräänsus, mis praegu on juba 80% seaduseelnõudest, mida meie siin menetleme Riigikogu saalis, on Euroopa Liidu direktiivid. Meil ei ole oma seadusandlust, meil ei ole oma valitsust. Ka ametnikud on kõik sealpool, sest et kust tuleb nende leib? Nende leib tuleb ju sealt. Nende leib tuleb sealt, mida nad räägivad, mida nad ütlevad, mida nad teevad. Ja see kõik jõuab teieni. See kõik jõuab teieni. E-valimistega, jah, eile oli meil Riigikogus Riigikohtu esimees Villu Kõve. Ja mida ta ütles? Ma soovitan teil seda väga järele vaadata. Meie erakond on võidelnud e-valimiste vastu. Ja aktivistid Märt Põdraga eesotsas on võidelnud selle vastu, nad on ära tõestanud. Meie võime öelda, et kas me usume või ei usu, aga nad on ära tõestanud, seal petetakse, seal valetatakse. Me oleme käinud kõik etapid läbi, mis on Eestis seaduslikult võimalik, et võtta need e-valimised maha. Me oleme teinud kaebusi peale valimisi, enne valimisi, nüüd. Need jõuavad kõik Riigikohtusse. Mida ütles eile Villu Kõve? Ütles, et see on nagu häbi või isegi häbiväärne, et mingisugused aktivistid käivad siin ja segavad meil töö tegemist. Me peame menetlema mingisuguseid mõttetuid kaebusi, aga nemad ongi see lõpp-punkt, miks mitte midagi ei muutu. Nemad ongi see punn seal augu ees, sest kõik kaebused, ükskõik mida te teete eraisikuna, erakonnana, aktivistide grupina, MTÜ-dena, kõik jõuavad lõpuks Riigikohtusse ja Riigikohus ütleb teile, pole midagi kaevata, teil pole kaebeõigust, kõik punkt. Et me olemegi seal alguspunktis tagasi. Aga ärge heitke meelt. Ärge heitke meelt. Teisel pool ookeani on see valimiste asi päris korraliku tähelepanu all. Ka see valimiste asi, mis meil siin Eestis on ja mitte ainult seal. Ja need protsessid võtavad aega ja ma väga loodan, et jõuavad mingisugusesse meile kasulikku punkti, Eestile, Eesti rahvale kasulikku punkti 2027. aasta märtsi valimisteks. Et neid probleeme on nii palju, see on jällegi, see on küsimus suveräänsusest, see on küsimus riiklikust suveräänsusest. Kas meil on ausad valimised või meil ei ole ausad valimised? Nii lihtne see ongi. Mina ütlen, et ei ole ausad. Teie ütlete, ei ole ausad. Ei ole ausad. Aga Michal, kes on praegu seal infotunnis ja ma tulin sealt ära, ma mõtlesin, et mul vererõhk tõuseb, ma ei saa seda kuulata. Oli järjekordselt hästi ülbe vastates, aga tema ütleb, et tema usub e-valimisi. Seesama 13% valitsust, nemad usuvad e-valimisi, aga nende käes on kõik hoovad praegu. Põhiseadusega on selline lugu, et ega mina ka ei tea, kas meil põhiseadus enam kehtib. Mina väidan, et põhiseadus enam ei kehti, sest et meil on juba, põhiseaduse muutmine on väga keeruline Riigikogu protsess või seadusandlik protsess. Aga nad ongi läinud teist teed. Nad on läinud jälle kõverteid mööda pettuse, valetamise, vassimise teed. Nüüd meil Eesti elu ei käi mitte põhiseaduse kohaselt, vaid käib põhiseaduse kommenteeritud, kas siis teise või kolmanda juba kommenteeritud väljaande järgi, mille üks autoritest on näiteks jurist Märt Rask, kes on ju Reformierakonna asutaja, eks ole, reformierakondlane. Ehk et see kõik on omavahel seotud, see kõik, kes meil Riigikogus toimub, Riigikogu on ka tasalülitatud, eks ole. Te teate neid uudiseid, kuidas EKRE-t süüdistati, et EKRE lõhub mööblit ja kõik. Mina ütlen teile, et me oleme jõudnud praegu sellesse olukorda, et te kõik võite ennast siin Riigikogu platsil põlema panna. Mitte midagi ei muutu. Nad teevad ikka seda, mida nad tahavad. See 13% valitsust.
aga ma ei hakka siin pikalt võib-olla isegi teid kinni hoidma. Ma arvan, et te olete kõige sellega nagunii nõus, mida ma olen teile rääkinud ja me võiksime teha selliste küsimuste-vastuste vooru, aga see ei ole päris see formaat. Teeme niimoodi, et hõikame nüüd kõik kõvasti. Valitsus, astu tagasi. 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 Aitab, 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 aitab. Tubli. Aitäh! Monika Helme, suur tänu teile ja teate, et te pole siin üksi. Ja te pole ka seal üleval üksi. Me oleme teiega ja selle meenutuseks veel värve teile kaasa sinna. Et olge terved ja tugevad. Aitäh. Aitäh teile ka, tubli oled. Teiega. Nii. Ja nüüd me jätkame. Selvod Jürgenson. Valitsus vihkab rahvast. Tere tulemast. Head Eesti riigi pärast muretsevad inimesed. Oleme täna kokku tulnud, et rääkida kuhjuvatest probleemidest, mis röövivad Eesti inimestel tuleviku lootuse ning paiskavad meie riigi ühe jõulisemalt allakäiguspiraali. Exceli tabelisse võime ja vormistada praeguse valitsuse hääletorude poolt üles haibutud majanduskasvu tegelik pilt, mis avaneb inimeste ostuvõime languses, elukvaliteeti maandumises, demograafilises surmateekonnas ning valitseva autoritaarsusega mitte jõustava ühe jõulisemas tühistamise vähemuste nimel ideoloogiliste puhastuse käivinud poliitilise aktivistide poolt näitab midagi muud. Meie riiki juhib Reformierakonna ja olematu fantoompartei Eesti 200 10% toetusega valitsus, kelle avaldavad poolehoidu vaid erakondlased, isegi need riigiteenistuste tulusesse toiduahelasse kuuluvad ametnikud. Rahva enamus mõistab aga ühe selgemalt, millesse kaosse on riik ministrid mänguvate võhikute ebaadekvaatse ostuse tulemina jõudnud ning ootab pikksilmi, et Michalik õudukas asenduks tarkusest ja vastutusest kantud juhtimisega. Valitsuse tegevus kinnitab, et Michaliidid vihkavad rahvast, sest üksnes kättemaksu imuga võib seletada olukorda, kus sügavas demograafilises kriisis ei suuda valitsus midagi ette võtta, tagamas lastega peredele kindlust tulevikus. Tulemuseks on Eesti sünnituskorraldaja langemine tasemel 1,16 last naise kohta. Rahva säilimiseks peaks kordaja olema vähemalt 2,1. Meil ei jätkuvat raha, et maksta tõhusat lapsetoetusi. Hiljuti teatas sotsiaalminister Karmen Joller siiski uhkusega, et üksik ema toetus tõuseb 80 eurolt koguni 100 eurole ja tõuseks veel, aga vaat seda raha eelarves pole. Kulla vihkavad valitsejad, vaadake üle oma ministeeriumise koosseisud, kus jätkuvad piisavalt võidja keerutajad, kes tootavale tööle saata. Uurige, kas palgalehti, sealhulgas enda palganumbrid. Kas olete helde palga ikka välja teeninud? Kas teie tooli soojandajast poliitilised nõudnikud väärivad tuhandetes ulatavat palku? Lõpetaks ametnike armee kasvamise ning nende nuumise ja leiaksime kohe kümneid ehk isegi 100 miljonit, millega lastega peresid toetada. Koolides pakutava toidu kvaliteedi parandada. Laste kultuuri ja huvihariduse eest maksta. Küsimus on tahtmises ja riigiaparaadi võimalustega vastavusse viimises, mitte raha puudumises. Michalik riik raiskab raha ettevõtmisele, millel pole perspektiivi. Olgu selleks siis Rail Balticu nime all rajatav grandioosne Tallinn-Ikla kiirusala-liin, helde pealeks meil kalli roheenergia maaletoojatele, raha uputamine mõttetusse ja tulemusi mitte andvatesse integratsiooniprogrammitesse või siis miljoni maksma läinud fosforiidi uuringud, mille elu viimine tõukab Eesti tõelise looduskatastroofi ning kiirandab kontrollimatut migratsiooni. Vaid oma rahvast vihkav valitsus käitub sarnaselt. Michaliku valitsuse viha tunnevad ka pensionärid. Eesti pensionid on konkurentsitult ühed Euroopa madalamatest.
Terve elu on inimesed maksnud riigile ausalt makse, ehitanud oma tööga unistuse Eestit, mille ees oldi valmis eelmise sajandi 80ndate lõpus, 90ndate alguses endast kõik andma. Ja nüüd vireleb Eesti vabaks laulnud rahvas kesise pensioniga, makstes sellest veel makse. Et riik saaks palgata ministeeriumitesse ja ametitesse uusi mitte midagi tegijad, kes aitaks imelisel põllumajandusministril Terrasel jõuda selgusele sigavuse saladustesse või arvatesse majandusministri Keldal jagada riigieelarvest 2,3 miljonit eurot, mis lapse ohtu ministri sarnane tegelane on otsustanud eraldada riigiasutuse pidude ja praljade korraldamiseks, et selgitada riigiteenistujate reformierakondlikke väärtusi. Euroopa riikides kasutatakse majandusolukorda parandamiseks aktsiate ja majanduse alandamine, mille rahandusminister Jürgen Ligi on aga targem kõigest ja kinnitab, et 24% käibemaks on õnnistus. Kõrge tulumaks aitab tuua meile parema elu ja röövlikud aktsiisid kiirendada teekonna õnnele. Nii elamegi ühtses Euroopas, kus näiteks Hispaanias on enamusele toidukaupadele käibemaks 10 või ka 4%. Liigi meelest on see aga äärmas rumalus, kui inimestele läheb madala maksukoormas on rohkem raha kätte jätta. Kes Ligi seisukoha nõust on loll ja paha, sest Ligi teab, kust pumbata eelarvesse raha. Vot nii. Aga netikasiinod võib nipust maksusoodustust teha, sest on Ligi meelest igat majandust elavdav meede, mis siis, et riigi rahakoti selle kahtlase niinimetatud eksimuse tõttu kõhnemaks muud. Vihkav valitsus on mõelnud sellegi, kuidas neid mitte toetav rahvas panna valu kannatama. Ja mis oleks lihtsam, kui purustada senine tervishoiusüsteem. Jõudis suurepärase seisu, et kel raha maksab arstikäigu eest hiigelhindu ja kellel napib, paneb kõrvad pea alla. Eesti tervishoiuga on lood kriitilised, sest Tervisekassa ei suuda enam ammu piisavalt arstiteenust tagada. Samas ka Tervisekassa poolt kompenseeritud eriarsti aegu tuleb hea õnne peal jahtida ning kriitilise haigusega inimene jõuab arstile heal juhul alles mitme kuu pärast. On raha eest võimalik saada abi kohe järgmise päeval. Keskpärast perearstist ministriks vupsanud Joller kavatseb aga teha kõik endast oleneva, et muuta arsti juurde saamine tavainimesele veelgi keerulisemaks. Peagi jõuame seisu, kus Jolleri töö kannab vilja ning vahepeal tõusnud keskmine eluiga hakkab taas langema. Sest kui pole arsti ja emasse pöördumine võrdsustatakse riigi reetmisega, ei saa paremat loota. Jürgen Ligi sarnaselt äärmse intelligentsuse ja väljendamatu empaatiaga sotsiaalmeedias oponenti sõimava valitsusliikme kõrval on meika märksa tasakaalumaid ja saavakavalaid ministri tooli kuulajad. Imetlusväärne, kuidas kultuuriminister Purga siitse diskori käe all kaovad olulised etendusasutused riigipoolse toetuse, loovutades selle vähemuskultuuri eelistavate kisakooridele ning kunstinäituse jõuavad üha enam vaid taolise installatsioonid, mida isegi padanud liberaalrevolutsionäär koduseinale ei riputaks. See on ju kaasaegsest tümpsu armastava daami puhas töövõid, nagu ka helled rahaeraldused vähem kultuuri propageerivad agiitgruppidele ja lolli rahvast moodsa loomingu asju harivatele jutlustele. Nii kaob eesti keel ja kultuur lõpmatusse ajarängu asendates ägeda ingliskeelse massmeediaga. Valitsus vihkab rahvast, võttes neilt igasuguse kaitse petturite, kurikaelte ja liiklusmõrvarite eest. Moskvas küsitava kõrghariduse saanud siseminister Taro enam isegi ei varja, et ohu korral pole lihtsalt eestlasel abi loota. Politsei isikkoosseisu kärpimine, prokuratuuri ebakompetentsus ning kohtute praktika üha leebedama karistuse mõistmist on viinud meid õiguskaitsekriisi. Meile öeldakse avalikult, et petturid pole võimalik karistada ja nende poolt tuuri pandud raha tagasi ei saa. Meid harjutatakse teadmisega, et linnaruum muutub noorte kuritegevuste kasvades üha ohtlikumaks, ent selle vastu pole võimalik midagi teha. Jalakäijad ohustavad kõnniteedel, autokiirusel kihutavad elektrirattad ja tõuksid. Ent politsei ei kavatsegi midagi ette võtta ja kergliikluse ohtliku vigastust saanud inimesi ravikulud jäävad läbi Tervisekassa meie kanda. Sest rendifirmad
ja seadusevastad liiklusvahendid müüvad ettevõtted ju ei vastuta. Mille muu kui oma rahva viskamisega võib seletada, et valitsus põeb kas või nahast välja, et lihtsustada migrantide sisenemist kohaliku tööjõule. Tulemused on drastilised. Samal ajal, kui töötuse määr ületab ametlikus hinnangutes 7% ja noorte osas lausa 23%, ei väsi sutid keeldud tegemas kolmandatest riikidest pärit tööjõule senist veelgi vabama liikumise tagamisega. Ida poolt meile jõudnud tööjõust, mis oma inimestele võimalused võtab ning palganumbrite kasvule järjest pidurit tõmbab, pole mõtet kõneldagi. Aga Michalide arust on kõik parimas korras. Täna räägime sellest, et 10% toetusega langenud valitsus peaks tagasi astuma. Aga võib-olla juba lähitulevikus pannaks meie suud kinni, sest niinimetatud sõjaaja tsensuuriseadus, mis Riigikokku jõudnud, annab võimaluse opositsioon ja muud nende vastaliselt vaikima sündinud. Pole kriitikud, pole probleemi. Kui kõlab ametlik käsk, ärge viigisege ja virisege, vaid nautige õnn, mille Reformierakond on oma imelise poliittehnoloogiatega meie uuele toonud. Tuleb sellele aluda, sest tsensuuriseaduse eiramine toob kaasa karistuse. Tänan, et mind ära kuulasite. Vaatame kõigile usun, et kui ebakompetentide ministrite aeg järgmise valitsuse lõpule jõuab, taandub sündmus ning annab maad uuele koidule. Elagu Eesti, elagu rahvas, kes väärib parimad. Aitäh, Sõlavood! Ja nüüd tuleb ka hääl rahva seast. Taivo Erkberg, palun! Hea Eesti rahvas täna siin Toompeal, kui siin eelpool kõles või öeldi, et 26 000 inimest sotsiaalmeedias ja miks täna siin nii vähe rahvast on, siis ma ütlen niimoodi, et vaadake, pensipäevani on veel päris palju aega, kuigi ma siin mõningaid kohalikke pensionäre Tallinnast ka näen ja ka natuke kaugemalt. Aga meie see niinimetatud, mis oli valitsus, saatis ju alla dekreedi, et enne 5. ei tohi pensioni maksta. Inimesed on jäänud maal nii vaeseks, et viimastel päevadel lihtsalt ei olegi midagi enam süüa, närivad leivakoorikuid meie armsal Eesti Isamaal. Ja see on siis niinimetatud kõige parem valitsus, mis pidi teadma kõige paremini, kuidas Eestimaal elatakse. 26 000 inimest, nende hulgas on ka palju neid, kes saavad seal 1000 eurot midagi palka, kes käivad kuskil Coopis või Krossi poes. Nad ei saagi endale võtta vaba päeva täna tulla siia õigele meeleavaldusele, aga nad on oma toetusallkirja sotsiaalmeedias and ja ma olen siit 100% kindel, et need 26 000 inimest Eestimaal üle terve Eesti on täna siin sellel kellaajal tegelikult oma südames, oma mõttes meiega. Sest need, kes me saime siia tulla, meie esindame neid 26 000 eestimaalast. Mina ise ei ole sotsiaalmeedias, sest ma ei kasuta nutitelefoni. Ma ei taha politseiriiki, kus mind kodus jälgitakse, kus jälgitakse ka nutitelefonist, kus ma parajasti viibin. Kas olen ma parajasti metsas või kelle juures ma parajasti saunas olen. Sest meil on ikkagi vaba ja demokraatlik riik, ma arvan. Kuigi meie põhiseaduse järgi ei ole meil demokraatlikku korda ega ei ole ka rahvas kõrgema võimu kandja. Sest viimane aeg on Eesti Vabariigis kehtestada 1920. aasta põhiseaduses need paragrahvid, mis roogiti välja 38. aasta põhiseadusest ja 92. aasta niinimetatud Jüri Adamsi põhiseadusest Nõukogude Liidu kommunistliku partei liikmete poolt põhiseaduse assamblees. Põhiseaduse mõte 20 aasta siin majas kogunenud esimeses Riigikogus või õigemini asutav kogu kogunes Estonia teatrimajas, kes töötas välja esimese 20 aasta põhiseaduse. Selle mõte oli järgmine, et rahvas on kõrgema võimu kandja. Mida see tähendas? See tähendas seda, et rahvas oli kõrgem seadusandja, kõige kõrgem seadusandja. Riigikogu oli harilik seadusandja ehk tema oli rahva sulane. Rahval oli seaduse loomise õigus, mis võeti ära 38. aastal Konstantin Pätsi ja paljude teiste tema poliitikute poolt. Ja ka võeti ära 92. aasta põhiseaduses, sest Eesti rahvas tol ajal väga kriitilises olukorras ei saanud
loogiliselt mõelda, millise põhiseaduse poolt ta hääletab. Tegemist oli ju põhiseadusega, mis loodi väga raskel, keerulisel laulva revolutsiooni ajal või selle lõppjärgus. Ja selle põhiseaduse mõte oli selles, et kui rahvas kogub 100 000 allkirja või no õigemini neid oli tollase põhiseaduse järgi vähem, 25 000. Aga me oleme siin kogunud 100 000 allkirja ja siinsamas saalis olevad 51 inimest, kes on enamuses Riigikogus, sülitavad 100 000 inimese peale. Mõelge ise, kas sellise riik on demokraatlik riik? Mina ütlen, ei ole. Sest 100 000 inimest on kõrgemad seadusandjad võrreldes selle 51-ga, kel siin on enamus. Ja praegust on ju selgelt 13% valitsusel 51 häält vaevalt. Vaevalt kokku nad saavad, kui umbusaldus on, selleks, et nad saaksid veel kuni järgmise aasta märtsini priileiba. Me peaksime tegelikult kutsuma kokku üle Eesti kõik vabatahtlikud juristid selleks, et Eesti rahvale rahvaalgatuslikust korras anda tagasi 20 aasta põhiseaduses olev seaduse loomise õigus, mis on kõrgema riigivõimu kandja rahva ainuomanduslik õigus ja millele peab Riigikogu viivitamatult täitma. See on talle kohustuslik. Sest kui Riigikogu tollase 20 aasta põhiseaduse järgi lükkas rahva otsused tagasi, siis läks see automaatselt ilma Riigikogu vähimagi sekkumiseta rahvahääletusele. Ja rahvas tegi oma otsuse rahvahääletuse korras, kas ta oli siis selle poolt või vastu. Sest see oli kõrgema võimu kandja. Ja Ants Piip ütles 38. aasta põhiseadust siinsamas majas kommenteerides, et see põhiseadus ei ole demokraatlik, kui rahval ei ole seaduse loomist õigust. Sest Riigikogu, ma rõhutan, on harilik seadusandja, ehk tema on rahvas sulane. Ja nüüd siis 51 inimest arvavad, et nemad on Eesti Vabariigis peremehed. Meil on ikka väga viltu kõik need asjad siin meie vabariigis. Nii et viimane aeg on kõik juristidel tulla kokku, et teha Eestile uus põhiseadus. Ja millest ma tahtsin veel rääkida, et me võime teha tõesti, et kõik valitsusliikmed ütlevad, et kõik tehke vabatahtlikult, et vabatahtlikult pääske ja vabatahtlikult käige abipolitseis ja siis me tegelikult võiksime ka teha niimoodi, et uues põhiseaduses, et meil ei ole Riigikogu liikmed palgalised inimesed. Nad ei saa palka. Meil on küllalt kingseppe, meil on küllalt juriste, meil on küllalt põllumehi, meil on küllalt õpetajaid, juriste, advokaate. Kõik vabatahtlikult käivad Riigikogus siin ja võtavad need seadused vastu. Midagi ei jää tegemata. Aga ei ole vaja lihtsalt 51 või 101 inimest, kes siin lihtsalt Eesti rahvale ainult makse tõstavad. Nii et Eesti rahvas on jäänud puruvaeseks ja selle tõttu ei saagi me siia isegi 2000 inimest kokku, sest lihtsalt bensiiniraha ei jätku. Automaks ja bensiiniraha on söönud viimasegi kui kopika ära. Aga ma tahaks veel kord siin tänada ürituse korraldajad ja kõiki neid, kes te täna siin olete. Ja ma ikkagi ütlen lõpetuseks, et ma olen kindel, et see 26 000 inimest seal kodudes on täna siin meiega. Elagu vaba Eesti! Aitäh, need sõnad olid täiesti hingele. Aga Eesti juured on kuidagi võõraks jäänud. Meie pärand on kuidagi võõraks jäänud. Kas tuugenid on seda üle võtmas? Palun, Erik Berlin. Tere, kallid inimesed. Mina võtaks natukene rahulikuma tooni ja kuna kõik see energia, kuidas seda siin edastatakse, väljendab suurt rahulolematust, siis ma tunnen, et oleks vaja natuke seda balanssi. Et ma arvan, et tegelikult poliitikud on ise ka ohvrid, näpud sahtli vahel. Ja kui me saame sellest valitsusest lahti, ma arvan, et mitte 26 000 inimest, vaid enamik Eesti inimestest soovib, et need kuriteod meie looduse ja inimeste ja rahva vastu lõppeks. Aga kuidas siis järgmine valitsus, et kes siis ja kuidas meie eest seisab, kui meie ise seda ei tee? Et ma arvan, et see põhiline sõnum, mis mina tahaks nagu südamest meile kõigile öelda, on see, et me ei ootaks ja vihastaks ainult, vaid pakuks lahendusi.
et kuidas siis saab, kui nii ei saa. Esiteks, ma olen täiesti nõus, et kuida iganes justkui tunduks praegu, et kes meilt siit suudaks valitsuse moodustada peale praegust valitsust, oleks juba parem. Sest et praktiliselt iga minister oma valitsusalas on suure ämbriga hakkama saanud. Et nii eelkõnelejad kui peale mind kõnelejad toovad näiteid sellest, kuidas alates sellest, kuidas meid jälgitakse, kuidas e-valimised ei ole usaldusväärsed, et kuni selleni, et meil pole nagu lootustki, et tehke mis tahate, niikuinii kõik läheb aia taha. Et selle peale ma tahtsingi nagu kõnelda, et mina õnneks usun ja lootust on nagu lõpuni, usun lausa imedesse ja palvetan meie maa ja rahva eest, et ime sünniks ja ime ei tuleks kuskilt väljaspoolt, kes aitaks meid siis kuskilt, tuleks suur isa või valge laev ja päästaks meid ära, vaid et see tuleks meie seest. Ja esmalt, et see julgus tulla välja, seista, öelda, mida me arvame, tõmmata piir sinna, kus on üle piiri mindud. Ja minu jaoks oli see üle piiri minek siis, kui ma kuulsin tuulikute teemast. Et kuskil 300 meetri kõrguseid tuugeneid tahetakse siis panna praktiliselt üle kogu meie maa ja sellisel mahul ja määral, kuidas me iial ei suudaks ise ära tarbida. Et Eesti on praegu juba 7. kohal taastuvenergia arendamises. Me oleme juba eesrindlikud Euroopas, aga nagu kliimaminister Sutt siit saalist ütles, et tahab esimeseks saada. Aga see tuleb paratamatult sellise hinnaga, et meie maa muutub elamiskõlbmatuks circa 30% inimestest, kes on siis ülitundlikud. Ja põhjuseks on siis infraheli, mis levib mitte kilomeetri või 3 kilomeetri kaugusele, nagu praegused planeeringud seda näitavad, vaid rahulikult 50-60 kilomeetri kaugusele. Kuskil nädal tagasi oli meil Valgas selline piiride ülene konverents Eesti ja Läti koostöös, kus siis muu hulgas käis Läti ülikooli akustikaprofessor jagamas oma avastusi ja seda sama sõnumit. Ütles ka tema, et tema jaoks 60 kilomeetrit oleks võib-olla see turvaline piir, kus maal selline suur hiigeltuugenpark võiks avada. Olla meie elumajadest. Ja täna on juba olemasolevate tuugeniparkide juures inimesed hädas, kolimas ja tervisemuredega. Et kui ma teada sain, et selline asi on toimumas, siis mõtlesin, et sõltub küll. Minul on see usk, et ühest inimesest piisab. Et minust ja sinust piisab. Et pole rohkem vaja. Ja kui sa usud nii väga iseendasse või inimestesse või imedesse, siis sa tegutsed. Ja kui sul ei ole usku enam, kui sul on öeldud, et sul ei ole lootustki, siis sa vaevalt ennast liigutad. Ja siis ma uurisin ja algselt andis mulle tehisaru circa 100 teadusartiklit, mis ühel või teisel moel viitavad, et see tuugeni asi on tervisele, et me ei saa väita, et see on ohutu. Ja kui me vaatame empiirilisi andmeid, ehk siis näiteks seda, et Kanadas ühest tuugenipargi ümbruses küsitletud perekonnast, 60 perekonnast, vaid 4 otsustas sinna koha peale jääda, 30 oli ära kolinud ja 28 või kuidagi niimoodi otsis võimalust ära kolida. Siis meie siin rahvana ei pea tõestama, kuidas see 1-hertsiline infraheli, mis on samal sagedusel kui meie sügava une ajulained REM-unes, et kuidas see impulsiline heli siis ikka täpselt seda und segab ja tervisemuresid või südamemuresid põhjustab. Vaid et meil piisab vaadata maailma või kas või 10-15 aastat tagasi, kui meie kaitseminister Pevkur saatis siis toona sotsiaalministrina meie keskkonnaministrile meie TTÜ ekspertgrupi arvamuse, kus öeldi, et üle 6 megavatised tuugenid
täna on meil plaanis kuskil 8 megavatised. Üle 6 megavatised tuugenid peaksid olema vähemalt 4,5 kilomeetri kaugusel elumajadest. Ja see oli siis, ma ütlen, TTÜ ekspertgrupp, kes oli teinud üle maailma uuringutest kokkuvõtte ja meie sotsiaalminister, kes edastas selle keskkonnaministrile. See on dokumendiregistrist saadaval, levib. Ja 4,5 kilomeetrit, kui me täna selle ohutusmeetme võtaks, siis me juba tühistaks need enamus tuugeni projektid ja arengud. Et seda ma palukski, et nii juhtuks, et meil tuleks mõistus koju, julgus südamesse, et me julgeks seista ja öelda isegi siis, kui sa tunned, et sa oled üksi, et kõik teised justkui ütlevad, et kuule, et elektrit on ju vaja, et kas sa tahad, et pirn põleks või mitte, et kust sa siis voolu saad, eks. Et siis kindlasti mitte tuugenid jaamast üksi, sest et kui tuul ei puhu, siis olgu meil neid kas või mitu tuhat. Meil on vaja juhitavat elektrit. Õnneks on Teaduste Nõukogu esimees, Teaduste Akadeemia energeetika nõukogu esimees Arvi Hamburg ja mitmed teised targad pead. Loodetavasti kuuleme ka Kalju Tammet täna rääkimas sellest rohkem. Seda üheskoos ütlemas, et siis on vaja lihtsalt julgelt sõna võtta ja nüüdseks olen siis kohalikus omavalitsuses maadlemas seal nende arendajate ja kohalike poliitikutega, kes ei taha mitte seda üldist arvamust, mida meediast ja ministeeriumi tasandilt peale surutakse ja lausa Euroopa Komisjoni tasandilt. Et siis see korruptsioon on suurem. Kui meil riik pakub 1 000 000 eurot omavalitsusele positiivse menetluse otsuse eest ja ametnikule 50 000 eurot boonust, siis see ongi korruptsioon, armas rahvas. Et muidu muutub see menetlus ju lihtsalt farsiks, mida ta ongi. Et siis seda asju tuleb õigete nimedega nimetada. Me peame ütlema, kui me näeme kedagi varastamas või valetamas, et nii ei saa. Et siis ma palun, et Eesti mehed ärkaks ja tõuseks püsti ja ütleks, et aitab, nii ei saa. Ja sellistel, ma ei saaks öelda, et nad vihkavad oma inimesi, ma ütlen, et neil on näpud sahtli vahel. Aga mis meie siis teha saame, on see, et kui me tuleme kokku kogukondadena, mina olen siis maainimene, esindan ka Järvamaa põlisrahvast. Kui meie maainimestena hoiame kokku ja avaldame meelt või tuleme siia kas või Toompeale tihemini ja ütleme, et me ei ole nõus, siis see surve ongi see kodanikuühiskond, mida meie ühiskond, meie rahvas igatseb. Ja ma tahtsin teile, Fortuna käsi eile võttis minu tuhandete märkmete hulgast, mul on üks siuke kott, ma olen palju kirjutanud, ühe lehe ja mõtlesin, et mul oli veel teised teemad, mis et tulgu üks hea lahenduseks, et mida ma peaks nagu nägema. Ja siis ma võtsin selle lähtealused ja sain aru, et okei, ma võtsin selle sellepärast, et ma teile täna siin seda jagaksin. Ja koos hea sõbra Kristo Kivioruga, kes on samuti Järvamaa põlisrahva esindaja. Miks põlisrahvas? Ma räägin, sest et see tundus mulle täpselt see asi, mis meie mured lahendaks. Kui meil on globaalsed jõud, kes on ära ostnud meie ettevõtted, meie põllumaad, meie maavarad ja mis siis meil üle jääb? Kui Eesti valitsus ja Riigikogu tunnistaks, et meie maal asub põlisrahvas, võtaks vastu selle otsuse rahvusvahelise tööorganisatsiooni ILO 169 või nagu Euroopa Parlamentki ütles, et Euroopa Liidu riigid palun võtke vastu põlisrahvaste konventsioon, et põlisrahvast tuleb kaitsta nende maad, nende kultuuri, traditsiooni. Et kujutage ette aborigeene või põlisrahvast indiaanlasi Ameerikas, Kanadas. Et kui kolonisaatorid võtsid nende maa ära, tapsid nende piisonid ja surusid nad väiksele alale, siis täna makstakse neile reparatsioone kõikide nende repressioonidest, mis neile tehti. Et me ei saa üle sõita sellest rahvast või hävitada ühte rahvast. Ja meie rahvas, eestlased ja eestlased on, ma ütleks, 150 aastat, natuke rohkem vanem termin. Enne seda me oleme olnud maarahvas.
ja maarahvas on siin elanud enne teisi riigikordi. Järvakad näiteks ja ka teised rahvad, muistsed maad, mis meil maakonnana siis täna on sõlminud lepinguid Roomaga juba 13. sajandi algus. Ehk siis meil on olnud kõik need nõuded täidetud, mis üks põlisrahvas võiks eeldada. Ja me oleme siin elanud maaga kooskõlas, selle loodusega kooskõlas, oma usundite ja traditsioonide paikkondliku seotusega selle maaga, siis me peame kaitsma seda, ka linnarahvas, et tahaks nagu maale minna, mitte tööstusparki, tuugeniparki. Ja ma võtsin selle Fortuna käega, ma ütlen 1/1000. Järvamaa põlisrahva 12 lähtealust. Et me panime Kristoga siis kokku, et okei, mis võiks olla see parim, millele me võiksime tugineda. Mida me tahame öelda, mille eest me seisame, millele võiks inimesed jah öelda. Ja üks asi on see, et me võime olla nagu täiesti erinevad inimesed ja enamasti kõik oleme. Et rohkem on meil teistsuguseid asju kui seda, mis meid ühendab. Võib-olla see on 1% punkt, mis meid ühendab. Näiteks puhas põhjavesi, joogivesi, me kõik joome vett. Siis kui see on ohus, siis meil peab olema oskus ja võimekus ühineda teiste inimestega, kes on teist usku, teist rahvust, teist veendumust, mõtleb teistmoodi kui meie. Me ei pea kõiges ühte meelt olema. Aga kui midagi ohustab meie tulevikku, meie lapsi, meie maad, meie loodust, meie vett, meie kodu, siis me peame need muud erimeelsused suutma kõrvale panna ja seista selle ühe asja eest. Ja üks asi, mille eest ma seisan, on siis see põhjavesi, mida need karjäärid ja tuugenite asi metsikult ohustab. Et tänane valitsus on lihtsalt üle rullimas. Keskkonnaameti esindaja on ennast kisketeks ristinud Tartu Ülikooli ühel konverentsil, kes siis kohalik omavalitsusi murdma on asunud. Ja see ei ole mitte õige suund. Aga esimene lähtealus, mis me kirja panime, on tõde ja looduslik kord. Me tunnistame, et on olemas üks objektiivne loomu- ja loodusõiguslik tõde. Kõige paremini ilmneb see vabas sõnas ja kartmatult väljendatud kogukonna tahtes ning elava, allasurumata arutelu kaudu. Ehk siis tsensuuri ei ole. Niimoodi me saame kõige lähemale tõele. Ja kui me tunnistame kõrgemat jõudu, on see siis sinu jaoks Jumal või loodus, siis teeb sellise alandlikkuse, et me ei proovi ise nagu lihtsalt kõike endale saada, vaid me julgeme olla ka andjad. Teiseks, me oleme iseseisvad ja vabad väljendama oma tahet, otsuseid ja usku. Me ei vastandu, vaid ühendame. Me ei võitle võimu nimel, vaid seisame väärikuse, loomu ja elava tuleviku eest. Tõeline vabadus rajaneb vaimses, majanduslikus ja praktilises ise otsustamises ja igaühe isiklikul vastutusel. Et siis see on sinu teha, see on minu teha ja see on see, et me võtame nagu kätte ja anname endast parima. Teeme, mis me oskame. Kui sa näed paremini ja oled targem, siis see on kohustus sul midagi öelda, midagi teha. Et see ignorantsus on see põhjus, miks need asjad on nii kaugele läinud. Et me lubame seda, mis siin toimub. Et sellised nagu lollused, eks. Ja see peremehe õigus, see ongi see põlisrahva teesi mõte, eks. Osalusdemokraatia. Kogukonnal, inimestel peab olema reaalne võimalus osaleda poliitilistes otsustusprotsessides, ka valimiste vahelisel ajal. Muuhulgas peab inimestel olema võimalus valitud saadik vääritu käitumise korral tagasi kutsuda. Täna me oleme siin nagu, pole nagu midagi teha või? Aga kui me valime oma esindajad, me peame nägema, kõik on nõus, tema esindab meid. Praegu me ei tea, me paneme kuskile kasti või mingi e-hääle ja siis kuuleme, kuidas seal midagi juhtus ja ei tea, kas nad ikkagi on need meie valitud esindajad, eks. Ja tagasi ka ei saa kutsuda. Et see on see põlisrahva liikumise üks selline ühine teema. Kuskil aasta tagasi, 5. juuni aasta tagasi käisime siis põlisrahva koostöökoguga siin Riigikogus, andsime üle oma pöördumise, rahvaalgatuse, saarlaste algatatud ja milles muuhulgas nõudsime kõigile tuulikute ja projektide nagu peatamist ilma meie vaba nõusoleku olemasoluta. Neljandaks, arendame kogukonna sisest ja kogukondade vahelist koostööd. Kogukond elab koostöös, mitte konkurentsis. Iga kogukonna liikme panus ja anded on olulised ja väärtustatud. Me loome ühiselt, toetame üksteist ning teenime kõrgemat hüvangut.
kui märkad, et kuskil on miskit puudu, siis tule ja aita. Koos tegutsedes sünnib jõud. 5. Me ei tunnusta mõjujõude ega võimu, mis toimib vaenulikult elu ja loomu vastu, õhutab hirmu, allasurumist või loodusliku koosluse ning traditsioonide allasurumist. Me seisame rahumeelselt ja vankumatult korruptsiooni, represseerimiste ja ebaõigluse vastu. 6. Mets, põllumaa, veekogud, maavarad ning elukeskkond tervikuna kuulub kogukonnale, mitte välistele võimudele. Meil on esmaõigus nende kasutamise või mittekasutamise üle. Toidu ja loomakasvatus peab põlisrahvale olema võimaldatud piiranguteta. Praegu on nii, et me maavarad justkui antakse ära, kuskil mingid üle Atlandi ettevõtted omavad meie nagu maavarasid juba peaaegu. Mets läheb graanuliks Taani ja maarahvas ei jaksa endale küttepuidki osta. Või rääkimata põrandaplangust, et pange seda OSP-d. Ei ole normaalne. Saame aru. Kogume, arendame ja anname edasi esivanemate teadmisi ja oskusi ning pärimuskultuuri. Tunnustame esivanemate tarkust ja vaimu, mis on jätkuvalt meiega. Et siis saame aru, et meie oleme tänased kultuurikandjad ja ehitajad ja see on meie teha, mis tulevikus on. Et sina oledki esivanem oma järeltulijatele. Iga piirkonna vaimseks südameks on kogukonna kool. Meil on õigus edastada, arendada ja elus hoida oma keelt, kombestikku ja vaimset pärandit. Lapsevanemal on õigus valida oma lastele hariduste, mis peegeldab nende maailma tunnetust ja põlvkondade vahelist tarkust. Siis on selline, et iga kihelkond valib endale esindaja, kelle hulgast valitakse üks inimene ka põlisrahvaste koostöökogusse, kes esindab siis Järvamaa või mis iganes maa põlisrahvast nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Põlisrahva esindaja, kes osaleb aktiivselt poliitikas, kohaliku omavalitsuse või rahvusvahelisel tasandil, peab oma tegevustes lähtuma kogukondade teenimise printsiibist ning esindama ja kaitsma oma tegevuses põlisrahva huve. Mind valiti tänud oma valijatele siis kohalikku volikokku, seisan seal meie rahva ja tuleviku looduse eest. 10. Igaühel on loomuõigus oma keha, tervise ja eluviisi üle otsustada ilma sunnita, hirmuta või välise surve või kontrollita. Keegi ei tohi olla sunnitud meditsiinilisteks, psüühilisteks ega sotsiaalseteks sekkumisteks ilma selge, teadliku ja vabatahtliku nõusolekuta. 11. Igal põlisrahva liikmel peab olema võimalus elada traditsioonilist elustiili ja omada maad oma kodukohas. Seisame kohaliku väikeettevõtluse ja põlisrahva eraomandi puutumatuse eest. Meil on õigus ise otsustada oma tööväärtuse ja selle vahetusviiside eest. Et kui maksukoormus läheb 90% inimesed ei jää lihtsalt ellu, siis meil peab olema võimalus, et ma annan sulle leiba, sa annad mulle, mida sina toodad, eks. Et kuidas me hakkama saame, et praegu tundub selline tuulikutega, me võrdleme seda põhjusega küüditamisega, sest 30% tundlikumad inimesed saavad peavalu ja ei suuda enam mõelda. Unehäired, tervisehäired tekivad. Aga nüüd pole kuskile minna, sest et kogu Eesti on justkui täiseks. Enne pandi rongi peale, saadeti Siberisse, nüüd tullakse mingisuguse 10 või 30 kilose õhurõhuga sind iga sekund liikuma. Sa ei näe, sa ei kuule. Mõõteseadmed me oskame öelda, mis on valed ja mis metoodika on vale, aga seda nad ei taha kuulata. Et mina usun, palvetan ja loon seda, et see on juba tehtud. Et me ärkasimegi üles, me olemegi koostöös, me oleme usus ja lootuses ja see oli lihtsalt õppetund meile. Et me peame hoidma seda visiooni ka, et mida me tahame, eks. Ja viimaseks siis, et austus, ausus ja otsekohesus. Iga inimene on väärtuslik. Suhtleme otse, ausalt ja heatahtlikult. Elu terve kooselu põhineb lugupidamisel, kaastundel ja tänulikkusel. Keskendudes sellele, mida soovime luua ning väärtustades iga ühe unikaalsust, loome ühiselt uut terviklikumat maailma. Aitäh! See kindlasti kõnetab meid ja jõudu sulle su tegemistes. Nii. Aga nüüd jätkame metsateemadel. Tere, Teho! Tervist! Nagu mul see plakat siin näitab ühe sõnaga, et mets kuulub meile, riigi mets kuulub meile. Viimane kord, nagu ma siin paar nädalat tagasi vist Kuku raadios kuulasin seda saadet RMK esindajaga,
ja siis RMK esindaja jutustas nagu umbes nemad annetaks meile seda raha, millest nad meie metsast lõikavad. Ja nüüd muidugi tänu sellele ma kutsuks ka seda RMK esindajat, Kuku raadio esindaja, kui siin on, seda võiks korraldada väikse debati, sellepärast ma saaks nagu kuulata, et mismoodi siis see RMK tähendab seda metsa siis toodab ja meile siis kingib nagu ühesõnaga. Ja muidugi lähme siis nüüd natuke nende andmete juurde. RMK juht, ma ei tea, minu aeg oli ikka nagu tihumeetrites ja ruumimeetrites metsa arvestada, tema rääkis kuupmeetritest mingisugust juttu ühesõnaga. Ja nüüd, mis ta seal tõi veel väga välja, et umbes nagu RMK oleks eelmine aasta meile siis kinkinud põhimõtteliselt 80 miljonit, et iga 700 töötajat vist neil on, et siis iga töötaja on nagu meile kinkinud 120 000 eurot, ütleme siis niimoodi. Mina vastapidi, kui ma vaatan neid hindeid, ühesõnaga seal oli välja toodud, palju siis eelmine aasta nagu lõigati. Ja siis ma kuulasin ka, RMK esindajaga muidugi siis rääkis neist hinnetest, siis mina nagu liitsin rahulikult kokku, seal oli natuke üle 3,5 miljoni tihumeetri, 1,5 miljonit oli seal siis nagu, ütleme siis palki või eks seal enamus on peenpalk ja pakk. Aga kui RMK esindaja ütles, et 280 eurot oli tihuhind, kui me lööme selle lihtsalt kokku, see on 420 miljonit, pluss seal 2 miljoni juures oli mingisugust paberit ja aket muidugi viimasel ajal, mida metsast väga palju välja tuleb, paneme sinna veel 100 miljonit juurde. See teeb kokku juba 420 miljonit, aga ma vaatasin RMK käivet, see oli 300 ja viimased 5 aastat, kui me vaatame, siis ütleme, kui me võtame turu keskmise hinna ja RMK väljatuleku hinna, siis see vahe on kuskil 7-80 miljonit. Et kuna mets kuulub ju nagu meile, siis avalikult peaksid need andmed olema, mis alusel tehakse siis allahindlus teatud firmadele. Ja teine jutt muidugi, mis selle RMK esindaja ütles, et põhimõtteliselt nagu 100 erinevale firmale on antud võimalus metsa osta. Ma arvan ise, et kui nüüd kõik see kokku võtta, siis võib-olla seal 5-6 ühikud seal taga on, ülejääk need kõik kuuluvad põhimõtteliselt ükskõik, siis need on nagu maksude optimeerimise teel on ühesõnaga need firmad tehtud. Aga nüüd põhiasi, mis on, siis ta väitis nagu, et alustame tegelikult sellest, et 30 aastat tagasi, siis kui RMK ütleme koondas põhimõtteliselt rikkus ära, ütleme eelneva süsteemi, siis sel ajal oli RMK metsatagavara, ütleme 88. aasta andmetel oli metsatagavara 300 miljonit. Aga nüüd me peame arvestama seda, pool läks erasektorisse, RMK-le jäi 150 miljonit siis nagu. Ja nüüd RMK on lõiganud, ühesõnaga vanasti nagu arvestati, see on keskmine, ütleme, et pikaajaliselt on kuskil 2 tihumeetrit võid sa hektari pealt nagu välja võtta, lühiajaliselt 3 tihumeetrit. RMK, ütleme, viimased 30 aastat on lõiganud kuskil 4 miljoni ümber seal vahepeal, mingi 3-4 aastat siis, kui keskkonnaministriks oli härra Reiljan, ta vana metsamees, eks ta ilmselt nägi, et ega sealt jätkusuutlik see ei ole, aga millegipärast ta siis muutis seda otsust. Ühesõnaga, mis ma tahan öelda, RMK on lõiganud kuskil 40 miljonit rohkem, kui on juurde kasvanud. See tähendab seda, et RMK olugi, et nad väidavad, et neil on viimased 5 aastat metsa juurde kasvol, tegelikult see on vale ja kui seal võtta, ütleme, et see on mingi 220 miljonit tihumeetrit, see teeb hektari tagavaraks 220 tihumeetrit, siis selle metsa vanus peaks olema 100+ aastat. Praeguste andmete kohaselt RMK keskmine metsa vanus jääb sinna 50 aasta piiri ja põhimõtteliselt nüüd, kui me võtame need vanad andmed 150, lahutame 40, siis on 110 miljonit tihumeetrit tegelikult see metsa tagavara. Ja mis siin kõige hullem on see ühesõnaga, et nüüd juba raiutakse, põhimõtteliselt kui me vaatame seda raieseadust, siis kuusk, ütleme 30 aastat tagasi läks 100-aastaselt raiesse ja mänd 120. Siis nüüd on jõutud sinnamaane, et kuusk läheb 60-selt, mänd on küll 90, aga tegelikkuses lõigatakse juba alla 60-aastast männikuid. Seda ma võin öelda selles suhtes, et siin 55 aastat tagasi koolipõlves sai ka istutamas käidud ühesõnaga ja nüüd on need männikud juba maha lõigatud. Ja mis on selle juures veel kõige hullem ühesõnaga, nüüd ma kuulasin ka seda juttu seal ja siis väidetakse, et nüüd ühesõnaga on nagu istuta, meie aeg istutati lihtsalt, pandi labida rauk ja pandi taim ja sel ajal istutati kuni 10 000 taime hektari peale. Nüüd on see jäänud 1500-ni ja nüüd on siis nagu öeldakse, see mineraliseeritakse see pinnas ära, see tähendab seda, et tõmmatakse vaot sisse
Ja nüüd eriti viimastel aastatel, tänavu aasta tuleb see täpselt seesama jama, kuna on kuivad kevaded, see taim lihtsalt kuivab ära sinna ühesõnaga, nii et sealt mingit järelkasvu praktiliselt ei tule. Ja ütleme siis niimoodi, et kuna mul see mure hakkas juba siin 4-5 aastat tagasi, viimased 3 aastat, olen ma teinud nagu videosid ka ühesõnaga, neid üles pannud, neid võib YouTube'ist vaadata, Facebookist vaadata, mis siis tegelikult ühesõnaga on järgi jäänud. Ja ütleme siis niimoodi, et minu hinnangul kuskil 200 000 hektarit on maad, mida ühesõnaga, mis peaks täis istutama. Selle asemel siis nüüd RMK väidab, et nad tulevad nagu vastu ja istutavad 500 hektarit liini alustele. No minu jaoks on see täitsa arusaamatu. Siin 2 aastat tagasi võeti vastu just otsus, et liini aluseid laiendada, et kuna siis nagu talvel ja ühesõnaga seal tekivad probleemid. Nüüd siis RMK tahab hakata sinna istutama ja teine asi on see, et noh, iga metsamees teab ja ütleme, et kui kõrval on vana mets ja kui see lageraie lank ei ole suurem kui 100 meetrit, siis praktiliselt loodus ise paneb selle täis. Aga meil nüüd väidetakse, et siis nüüd on mingisuguse moodne tehnika, on tuuakse taimi kuskilt ühesõnaga ja et see taim kasvab nagu 5 korda kiiremini. Tegelikkuses see nii ei ole. Ja nüüd noh, muidugi teine asi on ka see, et põhimõtteliselt ega siis keskkonnakaitse või keskkonna, ma ei tea, kuidas nad seda nimetavad, agentuur või põhimõtteliselt seal see mingisugune kaval peast vakra istub seal eesotsas. Et tegelikult need alluvad kõik Keskkonnaministeeriumile ja siin veel paar aastat tagasi oli Eesti Metsa Abiks kaebas RMK kohtusse, kuna nad tegid looduskaitsealal ühesõnaga, tahtsid lageraiet teha ja lõpuks kohus mõistis neile selle ja kohus oli väga arusaamatu, et kaitsma tuli siis RMK-d, või tähendab Keskkonnakaitseametnik tuli siis RMK-d kaitsma ühesõnaga, et noh, kits kärneriks, et noh, ma ei tea, kuidas see juriidiliselt üldse võimalik on, kui see 5 aastat tagasi need kokku lükati. Ja ütleme siis niimoodi, et põhimõtteliselt on nii, et nüüd on jõutud nii kaugele, et nüüd siis selle uue looduskaitseseadusega või no, metsaseadusega õigemini tahetakse nüüd siis lükata niimoodi kokku, et noh, kuna siis veel ütleme, RMK-l on jäänud seal võib-olla 150 000 hektarit looduskaitse all olevaid maid, mida noh, ei ole suudetud veel mingite trikkidega ühesõnaga raiesse panna, siis nüüd tahetakse selle uue metsaseadusega viia siis ütleme, et praegu vist on siis noh, kui täpsed need andmed on, aga et 45% on looduskaitse all RMK maid, siis tahetakse see viia 30% peale, ühesõnaga tahetakse raha maha raiuda ka see viimane mets ühesõnaga. Ja noh, mina leian seda, et 30 aastat tagasi, kui see otsus vastu võeti, see on läbi kukkunud, kaotati ära metsavahid, sest praktiliselt praegu ei ole võimalik kontrollida, mis seal toimub ühesõnaga. Ja mida aasta edasi, seda suuremaks lähevad need hakkehunnikud ja põhimõtteliselt ma arvan, et selle 30 aastaga on RMK riigile kuskil seal noh, kõige tagasihoidlikumalt, kui me ütleme, et nad on 40 miljonit rohkem raiunud, kui oleks vaja olnud raiuda. Kui me paneme, korrutame selle 100, siis 4 miljardit on saanud riik peksa ühesõnaga selle eest ühesõnaga. Ja nüüd ütleme, et seal ainukene lahendus on see, et tuleb tagasi minna vana süsteemi juurde, metsavahikohad tuleb tagasi luua, siis tekib mingisugune kontroll praegusel kujul üldse. Ma ei saa üldse aru, et see ei ole võimalik, sest mina ütlen niimoodi, et järgmised 20 aastat ei ole meil mitte midagi lõigata. Tuleb ainult istutada. Ja nüüd siis võtame veel, siis nüüd ämatakse, et mingi 460 miljonit on meil metsa tagavara. No, see on ju, ma ei tea üldse, kus see number võetakse, sellepärast kui me võtame nüüd väga lihtsalt, et RMK-l on, ütleme seal kuskil 110 miljonit, ütleme, ta on lõiganud siis sellest 150-st 40 miljonit rohkem, kui on, ütleme siis nagu juurde kasvanud. Aga kui me lähme nüüd erasektorisse, siis erasektor on lõiganud ju praktiliselt RMK-st, ütleme, kui RMK on lõiganud 4 miljonit, siis erasektor on lõiganud 8 miljonit. See tähendab seda, et seal on üle 100 miljoni tihumeetri on lõigatud rohkem, kui on juurde kasvanud. Ja ega siis nagu siin nähagi, metsas käimegi ühesõnaga, ega seal ei olegi enam. Ütleme siis alles on jäänud, no ütleme minusugused siin 2 hektari ja siin on veel niukseid väikemetsa omanikke, kes seda 2 või 3 hektarit maha ei lase endal lõigata. Ja siis noh, rääkimata sellest siin, et nagu siis helistatakse, kus need numbrid saadakse, ma ütleks selles suhtes, et see on võib-olla keskkonnaministri teema, et kui härra keskkonnaminister ütleb, et järgmised 10 aastat on 10 miljonit võimalik jätkusuutlik raietegevus, siis no ma hea meelega, ma ei tea, kus ta on, ma hea meelega küsiks, et kust ta need numbrid võtab, et kui RMK on siiamaani raiunud ligi 4 miljonit, nüüd ta tahab siis järgmised 10 aastat raiuda siis 10 miljonit, sellepärast et minu teada
meie seadusandlusega, ütleme siis Keskkonnaameti juht ei saa mind sundida oma metsa lõikama, nii et kust need numbrid võetakse, ma ei tea, ühesõnaga, et hea meelega oleks nagu debateerinud selles suhtes ja ma mõtlengi, et võib-olla et siis ajakirjandus, et äkki tõstab selle küsimuse üles ja ma oleks hea meelega nõus sihukest diskussiooni pidama. Ja mina arvan niimoodi, et ega meil muud moodi see asi ei parane, ühesõnaga, kui tõesti, et see Metsavahiamet tuleb tagasi teha, siis hakkab seal midagi looma ja praegusel momendil, mis on muide keskkonnaministri käsutuses, põhimõtteliselt ta võib tõsta tagasi, nagu ütleme siis 30 aastat oli, kuuse raievanuse 100 aastale, männi raievanuse 120 aastale ja peale seda, ütleme niimoodi, et igasugune raietegevus lõpeb ka ära, sellepärast et ei ole lihtsalt nii vana metsa, mida raiuda, ühesõnaga. Aga see on keskkonnaministri teha, ühesõnaga, ja nagu meil on need viimased 3 keskkonnaministrit, vist praegune peaministergi on, omal ajal keskkonnaminister on, nad nagu minu meelest metsa takseerimist nad ei tea mitte midagi ja ma ei tea, mis numbreid nad kuskilt võtavad. Ja loomulikult see on see, mis ütleme selle rahagagi ja lõppkokkuvõttes on ju niimoodi, et seal mingi väike käputäis inimesi teenib seda, sest tegelikult oleme nüüd ausad. Ütleme siis õige puidutööstu ei saa ju Eestis, see on kuskil 10%, kui me võtame eelmise aasta näitega, eks ole, üle 10 miljoni tihumeetri oli materjali, sellest RMK-l oli 1,5 miljonit palki, peenpalki ja erasektorist vist ei tulnud miljonitki välja, siis ja kui me arvestame, et meie tööstuse vajadus on mingi 15 miljonit, see on selge ju, et ühesõnaga need ettevõtjad, kes ikka tõsiselt tegelevad, need toovad selle puidu mujalt sisse, sest ega ei saa businessi ju rajada nihukesele asjale, mis homme lõpeb. Ja muidugi väga hea siis, ütleme siis RMK juht rääkis seal mingisugusest müstilisest selluloositehasest. Et nüüd siis oli VKG-ga tehtud 10-aastane leping, aga VKG ütles selle lahti, kuna see 700 000 tihumeetrit, mis siis RMK pidi talle nagu iga aasta kindlustama, RMK seda ei suuda kindlustada. See on selge, et me võime ju seda metsavanust, ütleme, langetada veel 40 aasta peale, aga enam sinna ei ole kuskil midagi langetada. Ja peale selle, loomulikult ütleme nende kõigi mis need akkehunnikud seal seisavad, see on teistpidi igasugune, ütleme ka, ta on tuleohtlik ja rääkimata lindudest ja muudest asjadest. Aga mis ma teid ikka pikalt siin tüütan ühesõnaga lihtsalt, et väike ülevaade, et ma arvan niimoodi, et kui me tahame, et meil metsa veel säiliks, siis me peame taastama Metsavahi ametikoha ja siis on nagu lootust, et mingi kontroll peab olema sellele asjale. Aga aitäh teile! Aitäh, Teho! Me saime numbritest nii palju teada ja seda oli vaja ka teada. Sundvõõrandamine läbi hariduse, Eesti enesemääramine. Palun, Märt Sults. Tere! Kuna ma olen koolipapa, siis ma räägin lühidalt ja räägin nii, nagu asjad päriselt on. See läbi hariduse teema nagu üles sai pandud on see, et ma olen koolidirektor olnud 25 aastat. Ja 25 aastat olen hoidnud inimeste, noorte, vaimset tervist nii terve kui vähegi võimalik on. Ja siis juhtus üks hull asi, et hakati inimesi korteritest välja tõstma. Sealhulgas ka minu õpilaste perekondi. Ja mitte välja tõstma, vaid tuleb auto ette, laetakse asjad peale, asjad pannakse tänava peale ja siis nägemist. Mina mõtlesin, et mis aeg see nüüd on, et kunagi tuli üks pikkade kummimantidega vennad tulid kohale ja siis viisid perekonna minema ja tõid 25 aasta pärast võib-olla tagasi see, kes ellu jäi. Et kuidagi väga naljakas oli. Ja siis hakkasime pihta. Kõigepealt kutsusime oma õpilased kohale, nende lapsevanemad kohale, tegime löögirühma, kes olid nõus hullu panema selles mõttes, et me ujusime vastu vett, sellepärast meid hävitati hommikust õhtuni. Mina koolidirektorina sain lugematu arv ähvatuskirju nii ülevalt poolt, igalt poolt, kus vähegi võimalik oli. Aga kutid unnustasid ära, et Jääraga ja Tulipihvli aastal sündinud Jääraga pole nagu mõtet jamada, tähendab, et ta läheb nagu alustusest ja lõpuni. Ja niimoodi me läksime 40 kesi. Me saime kõikides Eesti kohtuastmetes saime vastuse, et mida te tahate, te olete lollid. Kõikides Eesti kohtuastmetes. Lõppkokkuvõttes advokaati võtsime, kõik inimesed panid oma raha, kokku kulus meil kogu selle protseduuri läbimiseks tolle aja kohta 220 000 Eesti krooni. Tollel ajal Eesti kroon maksis rohkem kui praegu euro.
200 000 inimesed panid alla sinna oma isiklikku raha. Ja nüüd 3 punkti vahele, me oleme usaldusriik, me oleme õigusriik, me kõik usaldame üksteist. Aga vaata, juba tollel ajal juhtus nii, et ma istusin Tallinnas lennuki peale ja kohtuasja, mis me saatsime Euroopa Liitu inimõiguste kohtusse, kohtuasja ma postitasin Stockholmi postkastis, mitte Tallinna Postimajas. Millegipärast usaldus oli nii suur. Ja see usaldus aina kasvab, näete, juba on 0-st läinud 13%-ni. Muudku kasvab. Iga päevaga. Ja lõppkokkuvõttes, mida ma tahan öelda, on see, et kallis Euroopa Liidus, kus me meeleheitlikult kummardame nende direktiivide eest, ehitame nende nõuandel propellereid, lõhume vesiveskeid, lõhume kõiki muid asju, lõhume haridust, kaotame lasteaedades soo. Meil ei ole lasteaias poisid tüdrukud. Meil on koolides WC-de peal ühesugused märgid. Te ei kujuta ette, no mina küll ei kujuta ette, et kui kõrval preili tüdruk teeb oma asju ja mina seisan kõrval ja teen oma asju. Kus me oleme? Liberaalne maailm. Kuramus, kellele seda vaja on? Kellel on vaja liberaalset maailm? Me oleme metsarahvas, me oleme põhjarahvas. Me oleme targad, meil on ainukene asi, mida me müüme, on meie ajud, meie tahtejõud ja meie tahe. Kui meil seda ei ole, siis järelikult pole mitte keegi. Me ei ole orjarahvas. Miks meist tahetakse teha orjarahvast? Oskar Luts kirjutas õigesti, ega Eesti inimesel pole rohkem vaja kui külakooli haridust. 4 klassi. Et oskab suurte kirjavigadega oma allkirja kirjutada. On ju? Rohkem pole vaja. Ülejäänud on juba privileeg. On nii või ole? Te ei ole kooli inimesed, te äkki ei puutu kokku õppekavadega. Õppekavad muutuvad juba selliseks, et tule taevas appi. Esimeses klassis lüüakse juba tildo lauale tüdrukutele ja õppige, kuidas moodi preservatiivi peale panna. Soliidne ju. Ja et kaugele näha, siis nagu eelkõnele ütles, tuleb mets ümbertringi maha raiuda. Et on näha, mis naaberkülas toimub, on ju? Muidu eestlane tahtis nagu üksindust oma metsas elada ja oma jänest küttida ja oma toidulauda katta ja oma saunas istuda ja natukene eraklik värk, on ju. Aga selle kohta keegi on ära unustanud. Kas eestlast tohib vihaseks ajada? Õige! Minu naine ütles ühele kutile, et kui Märdil lähevad silmavalged punaseks, siis on parem ära joosta. Ja ma loodan ja ma tean, et Eesti mehed ja Eesti naised on samasugused. Või ei ole? On. Ära aja mind vihaseks. On nii? On. Aga meid on alandatud. Meid on aetud vihaseks. Osa meie ühiskonnast on tähtsusetult alavääristatud. Nad on jäänud omandist ilma. Kunagi üks väga tähtis Tallinna tegelane tõmbas Sitsimäele punase joone. Ma ei saa, kuna ma olen Tallinna linnavolikogu liige, siis ma ei saa nimesi nimetada. Tõmbas Sitsimäele joone ja ütles nii, vaat sellest joonest allpool erastada ei tohi. Ainult oksjonite korras. Mis on üleval pool, seda erastas maffia. Tähendab, mina olen selle asjaga tuttav Koplis või Põhja-Tallinnas või Telliskopli poolsaarest alates 95. aastast. Kas te teate, mis oli 95. aastal kooli direktori kabinetis tööriistaks? Te vist ei oska ette kujutada. Pesapallikurikas. Ja see ei olnud mitte õpilaste jaoks. Aga see oli see aeg, kui võtta nüüd tagasi, siis ma olin poole noorem, eks ole. Siis olid ikka väge täis, praegu oled lihtsalt väge täis. Nii et kallid sõbrad, seltsimehed, ma just nimelt ütlesin seltsimehed, on üks väikene asi, et kukud käpuli, sa ei hakka vinguma. On üliraske, homme võib olla veel raskem. On üli ebaõiglane, kuskil on veel hullem. Kui sa näed hädas inimest, ma ei räägi mingi prohvetika kirikuõpetaja juttu, tähendab, et
hädas inimest, mine appi. Kui sa näed, et mingi segane saega mürgeldab metsas, teata mingisse teatavsse kohta, kas te olete kontrollinud seda või ei ole. Minu vanaisa pärandas minu isale Valgamaal 68 hektarit metsa. Pärandas ehk, tagastati või kuidas muidu öelda. Ja kui ma poole aasta pärast Valgamaale tagasi läksin, siis seda metsa enam ei olnud. Et keegi käis, meil on õigusriik ja lihtsalt võttis selle metsa ära. Ega mul on, kahjud on, aga mul teda pole kunagi olnud, ma ei oska öelda, kas on hea või halb, et see mets kadunud on. Aga ühte asja ma ei suuda mitte kellegile andeks anda, et minu lastel ja lastelastel võeti maakodu võimalus ära. Tähendab järelikult meid, inimesed, palun vaadake enda sisse, kui palju meis jõudu on, millised kannatust me suudame välja kannatada. Kunagi keegi ütles seda, et ei ole tähtis, kui kõvasti sa lüüa jõuad. On tähtis, millise matsu sa vastu võtad või millise matsu sa välja kannatad. Üks seltsimees rääkis ühel koosolekul, et noored on hakanud õudselt vara suitsetama. Ma küsisin ta käest vastu, et aga ütle mulle üks kord, kui sa ühel noorel, keda sa näed, et suitsetab, oled suitsu suust ära võtnud. Ütle mulle üks kord, see pole minu asi, see on munitsipaalpolitsei asi. Sorry, see inimene jalutage minema. Neid on siin terve teine korrus täis neid, kes niimoodi räägivad. Annavad seaduseandluse välja, mida pole mitte kellelegi vaja, ainult neile. Ja meie siis kuuletame, on ju. Mitte ainult meil ei jää muud üle ju. Milline kokkuvõte siis on, kallid sõbrad? Kaaskannatajad. Milline tulevik on siis? Mis te arvate koolist, kus kohas seisab klassi ees eelmine aasta lõpetanud gümnasist? Mis te arvate koolist, kus kohas ei ole õppeaineid? Mis te arvate koolist, kus kohas mingisugune ametnik ütleb nii, et reaalained on liiast, et need on ainult lollidele, et liitmine lahutama kohutalt keeruline, kõige keerulisem ülesanne on korrutustabel. Mis te ütlete ajalooõpetajale, kes valetab ajalugu? Mis te ütlete talle? Mis te ütlete? Lähete lastevanemate koosolekule vanaemana, vanaisana, emana, isana, kuulate rahulikult käed laua peal, ütlete, jah, mu poeg on vist natukene laisk, jah, mu tütar on natukene laisk, ta istub nutiseadmetes kogu aeg. Aga miks ta istub nutiseadmetes? Sest õpetaja on igav. Ma ei aja jama. Õpetaja on igav. Tulge minu tunni, mitte kellelgi pole mobiiltelefoni käes. Mida meil on müüa? Ma kutsun veel kord ülesse. Mille poolest terve maailm, ka suur Venemaa NSV Liit kartis eestlasi ja soomlasi? Mille pärast? Et neid kuradeid ei olnud võimalik võita. Ja neid kuradeid ei olnud võimalik murda. Ma kutsun teid ülesse. Rääkige sõpradele, rääkige naabritele. Rääkige. Hommikust õhtuni rääkige sellest, et kui tugevad me oleme ja me saame kõikide asjadega hakkama. Räägime seda, et tähendab, et arvuti on abivahend. Arvuti ei ole hääletamisvahend. Ta on abivahend. Arvuti teeb seda tööd, mida sina ei viitsi teha. Rääkige seda. Võtke jalad kõhu alt välja. Minge hääletamispäeval hääletama. Öelge oma sõna välja. Ärge kartke. Hea küll, te võite vasta laksu saada sisse. Saate laksu sisse. No ja mis siis? Homme on jälle parem. Saate täna laksu sisse. No ja mis siis? Kui sa täna vastu ei anna, siis sa oled tugev. Sellepärast kõige lihtsam on kohe vastu põrutada. Vastu põrutada pole vaja, sellepärast sa mõtle üks päev. Järgmine päev sa lööd juba täpselt sinna, kuhu vaja. Ole tark, ära ole joodik. Ära lase ennast võnitada mingisuguste narkootikumidega, mingisuguste kohutava koguse viinaga. See ei aita mitte midagi. Absoluutselt mitte midagi.
ma võin enda puhul öelda, ma pole 34 aastat isegi mitte konjaki kommi söönud ja kuradi põnev on elada. Päris ausalt. Ja kokkuvõtteks ma võin öelda, väga raske on kõike seda janti kaine peaga pealt vaadata. Aitäh teile! Sults, et me ikka abituks ei jääks. Abitutele seltsimeestele ma juttu üldse ei ajakski. Väga õige. Aitäh sulle. Üks asi mul jäi ütlemata, kuna öeldi abituks, tähendab, et palun saatke oma lapselapsed ja lapsed minu kooli. Nendest tulevad seal normaalsed Eesti kodanikud välja. See ei ole mitte kooli reklaam. Neid seal ei piinata, neid seal ei ahistata, neid seal... Üks kõnnib üle platsi praegu. Nii et palun. Paneme ka järjekorra valmis siis. Teeme nii. Aitäh, Märt. Miks sa ärgitad mind rääkima seda teemat? 2 põlvkonda niikuinii nässus juba. Tähendab, meie asi on praegu päästa ära 3. põlvkond. Tähendab, 2 põlvkond on juba natukene juba nässusega. Ütleme, mitte nässus, vaid väga mugandatud. No, ma ei hakka rääkima. Ma tahtsin praegu väga rumalast öelda, aga ma ei ütle. Aitäh. Aga olge tugevad. Ja vägi on meiega. Elagu Eesti! Elagu Eesti! Ja lootusest edasi rääkides on au esitleda Riigikogu liige Varro Vooglaid. Ja suur tänu teile kõigile, kes te olete täna siia kohale tulnud ja suur tänu korraldajatele, kes on näidanud üles kodanikuaktiivsust, et mitte alluda sellisele üldisele lootusetuse foonile ja jääda vait. Et siin seina ääres ka või seal aia ääres on üks loosung, et me ei lähe ära ja me ei jää vait ja ma arvan, et see on tohutult oluline. Mida lootusetumaks olukord muutub, seda olulisem on, et säiliks ikkagi valmisolek seista endale oluliste põhimõtete eest. Nii et veel kord suur tänu tulemast. Ma ei ole kuulnud kõiki neid kõnesid, mida siin täna on peetud enne vahepeal mööda jalutades, kui ma tulin siia üles Toompeale pärast kohtumisi alllinnas. Kuulsin, et räägiti rahvaalgatuse õigusest. Ma arvan, et see on väga oluline asi, mis tuleks taastada. Kuulsin, kuidas räägiti metsapoliitikast, see on kindlasti väga oluline. Olen kuulnud, kuidas räägiti hariduspoliitikast, sotsiaalpoliitikast. Ilmselt on räägitud ka majanduspoliitikast, julgeolekupoliitikast ja muudest aspektidest. Ja kõik need on olulised probleemid, aga ise ma olen jäänud üha rohkem mõtlema ja ka siin veidi aega tagasi kõnepidamiseks valmistudes mõtlesin, et võib-olla me peaksime vaatama kaugemale ja sügavamale ja mõtlema, et mis on kõikide nende probleemide ühisosa või ühisnimetaja. Ja ma ise olen küll üsna veendunud selles, et paljuski oleme me tänaseks jõudnud siia olukorda, kus me oleme selle tõttu, et me oleme ühiskonnana ja riigina võtnud omaks väärastunud ideoloogilise programmi. Me pääsesime 1990. alguses Nõukogude Liidu võimu alt, kus teatavasti valitses väärastunud kommunistlik ideoloogia. Aga selle asemel, et taastada sellised terved loomuseaduslikud ühiskonna alused, üsna kiiresti võttis meie ühiskond poliitilise juhtkonna eestvedamisel omaks sellise liberalistliku ideoloogilise programmi, mis ei ole tegelikult vähem väärastunud. Ta on võib-olla rohkem inimnäoline, tema inimvaenulik pale on paremini varjatud, aga ta on samamoodi väärastunud ideoloogia. Ja no me kõik teame seda ütlust, et puud tuntakse tema viljadest. Ma arvan, et siin 35 aastat pärast taasiseseisvumist me võiksime seda küsimust nüüd siis esitada iseendale ja ka teistele, et kas need viljad, mida me saame maitsta, mis on küpsenud selle aja jooksul, on siis magusad, on need maitsvad, on need head. Ja ma arvan, et me peame vastama, et tegelikult ei ole. Et loomulikult meil on põhjust olla tänulik selle eest, et meil on veel formaalseltki riiklik iseseisvus säilinud. Aga kui me ausalt vaatame pildile, mis meie ees avaneb, siis me näeme, et sisuliselt on ju riiklik iseseisvus loovutatud. On loovutatud globalistlikele struktuuridele, mille osaks on nii Euroopa Liit kui ka NATO,
kuid need ei piirdu sellega, need on paljuski ka informaalsed ja see programm, mida meil siin ellu viiakse, on dikteeritud ilmselgelt väljaspoolt ja ilmselgelt ei teeni meie enda rahvuse, meie rahva ja riigi parimaid huve. Ja see on kurb pilt. Nii et ma ei usu, et meil on erilist lootust üheski aspektis ühiskondlikule tervenemisele, kui sellega ei kaasne või sellele ei eelne selline laiem ühiskondlik tõdemus, et me peame lahti ütlema sellest väärastunud ideoloogilisest programmist, taastama riikliku iseseisvuse, hakkama reaalselt langetama otsuseid oma enda rahva ja oma riigi parimates huvides. Ja selle kõige eelduseks on selline meeleparandus. Eks tunnistama, et on tehtud väga tõsiseid vigu, on tehtud põhimõttelisi vigu, on valitud valed rajad, käidud valesid teid. Ja nüüd on tarvis minna tagasi nende juurte juurde ja leida üles see riiklik väärikus, riiklik julgus, kodaniku julgus. Seista iseenda eest, kartmata riske, mis kaasnevad iseseisvusega. Ja selliselt uuesti taastades ka lootuse paremale tulevikule. Sest sama teed käies, ma ütlen, meil ei ole mingisugust mõtet hellitada lootust, et asjad hakkavad paremaks minema. Nad ei hakka paremaks minema. Asjad lähevad ainult halvemaks. Kui me vaatame, kus me oleme majanduslikult, siis riigikontrolör on öelnud, selgelt osutanud, et me oleme sisuliselt riiklikult pankrotis. Seda tõdemust lihtsalt lükatakse edasi läbi selle, et võetakse järjest rohkem laenu peale, mida meie järjest vähemad lapsed peavad tagasi maksma. Kui me vaatame rahvastiku mõttes, siis me oleme väljasurev rahvas. Vähemalt rahvus kindlasti. Et siin on ju hiljutigi toodud esile prognoosid, mis näitavad, et kui immigratsioon massiliselt ei kasva ja jätkuvad samasugused sündimusnäitajad, siis sajandi lõpuks on eestlasi alla 500 000. Eestlasi. Need inimesi, kes räägivad emakeelena eesti keelt. Ja Eestis elavaid inimesi alla 700 000. No me kõik saame aru, et selliste numbrite juures ei ole võimalik iseseisvat riiki, rahvusriiki enam ülal pidada. Ja ilmselge on siis ka see, et kui eestlased jäävad oma kodumaal juba vähemusse perspektiivis, siis ei saa siin rääkida ka mingist rahvusriiklusest. Et miks peaks meil olema põhiseadus, mis ütleb, et Eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsimine läbi aegade on üks olulistest eesmärkidest, mille poole Eesti riik peab püüdlema, kui me rahvusena oleme siin vähemuses. Ja no seda jada võiks jätkata, eks, et perspektiiv on selles mõttes sünge. Aga küsimuseks jääb, kas meil on seda julgust, kas meil on seda südikust, kas meil on seda sirgeselgsust, mida eeldab see meeleparandus ja põhimõtteline kursi muutus. Ja võt see on see, mis teeb minule muret. Kas meil on seda tegelikult? Ma ei tea, sest et paraku on aeg näidanud, et hirmude läbi on väga lihtne seda rahvast valitseda. Seda näitas ju meile koroonaperiood, eks, et natukene keera hirmufooni peale ja inimesed lasevad endale massiliselt süstida aineid, mille ohutusuuringuidki pole korrektselt läbi viidud ja mis baseeruvad uudsetel tehnoloogiatel ja mille kohta pärast me saame teada, et tegelikult puudus valdava enamuse inimese puhul igasugune vajadus nende süstimiseks. Mitte ainult ennast ei lastud ära süstida, vaid lasti massiliselt ära süstida ka oma lapsed ja lapselapsed. Nüüd me vaatame seda sama olukorda, mis meie avaneb läbi selle julgeoleku olukorraga, keera natukene hirmufooni peale ja inimesed kiidavad heaks ükskõik kui suured maksutõusud, ükskõik kui suure elatuskvaliteedi langetamise, ilma et oleks vähekenegi arusaadav, kuidas need maksutõusud peaksid reaalselt viima selleni, et Eesti suutlikkus ennast sõjaliselt kaitsta reaalse sõjalise konflikti korral mingilgi määral kvalitatiivselt paraneks. Et see on Riigikogus avalik saladus, ma olen sellest paljude Riigikogu liikmetega rääkinud. Tegelikult kõik teavad, et ükskõik kui palju raha me investeerime sellesse väidetavasse riigikaitse parandamisse, Eesti võimekus ennast sõjaliselt kaitsta sellest kvalitatiivselt ei muuta. Ja nii me näemegi, et tegelikult selle loosungi all, millega väidetavalt meid kaitstakse sõja eest, tüüritakse meid tegelikult järjest lähemale sõjalisele konfliktile. Ja selle kõige taustal riisutakse rahvalt nii palju vara kui võimalik. Ilmselt hakatakse kaevandama veel massiivselt maavarasid, mida annab siit välja vedada, mille arvelt õnnestub veel päris palju riisuda. Kuni siis lõpuks muudetakse Eesti maa sõjapidamise platsdarmiks ja mängitakse oma huvid ka sedapidi välja. Ja kes on kõige selle kontekstis lõpuks täielik kaotaja, on Eesti rahvas, mis tallutakse jalge alla. On väga kurb, kui see kõik nii läheb ja ma ei taha kellestegi süstida lootusetust. Aga mida ma ütlen tõesti on see, et kui me ei leia endas rahvana üles seda julgust teha see põhimõtteline pööre ja hakata viljelema iseseisvuse
eelduseks olevat poliitikat, siis meil ei ole mõtet loota mingisugusele paremale tulemusele või tagajärjele kui see, mida ma kirjeldasin. Aga mida eeldab see pööre? Ja ma ütlen ka selle selgelt välja, et see jääks selliseks udujutu tasandiks. Kindlasti mitte ainult seda, aga muu hulgas eeldab see pööre minu kindla veendumuse kohaselt väljaastumist nii Euroopa Liidust kui ka NATOst. Ja ma tean, et see viimane eriti on väga ebapopulaarne seisukoht. Eesti ühiskonnas sellele positsioonile on toetust minimaalselt, aga kui ma saan midagi mõttekat teha parlamendi liikmena ja poliitikuna, siis ma tulen siia lavale ja ütlen selle avalikult välja. Mina arvan, et Eesti rahvuse, eesti keele, kultuuri, Eesti rahva, Eesti riigi püsimajäämise eelduseks on väljaastumine Euroopa Liidust ja NATOst ning neutraliteedipoliitika omaks võtmine. Jah, sellega kaasnevad ka riskid, loomulikult. Aga ma olen 100% veendunud, et reaalse sõjalise konflikti korral ei kaitse NATO meid kõige vähemalgi määral. Fakt on see, et NATO, mis taandub paljuski Ameerika Ühendriikidele, on struktuur, mille kaudu on viidud ellu pikaajaliselt Ameerika Ühendriikide geopoliitilisi huve. Eestigi on osalenud mitmetes agressioonisõdades selleks, et olla kuulekas NATO liitlane, aga terve NATO ajaloo jooksul ei ole Ameerika Ühendriigid ühtegi korda reaalselt ühegi teise NATO liikmesriigi kaitseks sõtta astunud. Ja ma arvan, et suure tõenäosusega nii lähebki, et enne jõuab NATO oma loogilise lõpuni, kui päriselt ameeriklased kunagi ühegi NATO riigi kaitseks sõtta astuksid. Aga mida me näeme kuni me selle tagajärjeni jõuame või selle tulemuseni jõuame, näeme seda, et me jätkuvalt ostame sadade ja sadade miljonite või miljardite eest igal aastal sõjatehnikat, mille järel saame teada, et tegelikult moona selle tehnika kasutamiseks meile tegelikult ei müüdagi, sest seda on vaja kuskil mujal või peremeestel endil, eks. 100 miljonid lähevad paremale ja vasakule, ühele sõjatööstuse korporatsioonile ja teisele. Eesti rahvas vaesub ja siis, kui me lõpuks sõtta jõuame, kui meie territooriumil hakatakse sõda pidama lõpuks kõige selle tagajärjel, siis ei astu meie kaitseks välja mitte keegi. See on see reaalsus, mida ma arvan, et me saame näha või meie lapsed saavad näha. Ja kui me kursimuutust teha ei suuda, siis ei olegi midagi muud teha, kui meile kaasa tunda. Aga et see kõik nii ei läheks, selleks ei tohi lasta lootusetusel maad võtta ja ennekõike on tarvis julgust rääkida asjadest ausalt, nii nagu me neist aru saame. Kas see, mida ma teile praegusel hetkel räägin, on tingimata tõde? Ma ei tea. Võib-olla lähevad asjad teistmoodi. Aga tõde on see, et see on niimoodi mina neid asju näen. Ja mina ei tohi karta nendest asjadest rääkida nii, nagu mina neid näen. Ja ka kõik teised inimesed ei tohi karta rääkida neist asjadest nii, nagu nad neid näevad. See on esimene eeldus selleks, et asjad saaksid pöörduda paremusele. Kuni me korrutame kaasa neid kohustuslikke valesid, mida meie rahvas ja suur enamus meie rahvast on kaasa korrutanud pikki aastakümneid, seni on täiesti kindel, et midagi paremaks ei lähe. Nii et leidkem üles julgus rääkida asjadest nii, nagu me neist päriselt aru saame, ausalt, siiralt, omakasu püüdmatult ja ärgem minetagem lootust ja selle lootuse teenistuses säilitagem ka suutlikkus astuda välja meile oluliste põhimõtete kaitseks, nagu te täna siia tulles olete teinud. Aitäh teile! Julge kursimuutuse terviseks. Aitäh, Varro! Pisikest värvi ka teile sinna ülesse. Ja nüüd on meiega Kalju Tamme. Palun. Aitäh. Ma siis mõtlesin, et ütleks ka mõne sõna, et alustuseks, et nägin paar päeva tagasi und, et oli üks väike riik kuskil Baltimere kaldal, mis oli demokraatlik vabariik, kus kõrgema võimu kandja oli rahvas, aga siis hakkas minema see unenägu natukene halvaks. Et siis rahvas teostas oma võimu sellega, et kord 4 aasta jooksul ta arvas, et ta valis riigi esindajaid, aga ta ei saa sellest kindel olla, sest puudub kontroll selle üle, et kas päriselt tema valimistulemused olid õiged või mitte. Kõik sõltub usaldusest, aga sellele rahvale oli ju öeldud, et usaldage meid, sest maksud ei tõuse. Ja kõige kõrgemad otsused tegi Riigikohus, kes arvas, et inimesed ei tea, mis asi on esimene pühapäev ja et valimised võivad kesta nädal aega. Et minu jaoks on see asi läks päris hulluks ära, see õudusunenägu. Ja siis ma ärkasin üles ja ma sain aru, et see vist ei olnudki unenägu, et see ongi see Eesti, kus me praegu elame. Et teie ei tea, mis asi on pühapäev. Kuigi põhiseadus ütleb, et valimised toimuvad esimesel pühapäeval,
siis tegelikult meil nad toimuvad nädal aega. Teile võis rahumeeli võib teile valetada, öelda, et maksud ei tõuse, ometi kõik maksud tõusevad. Ja mis puutub nagu sellesse Eestisse, siis mina ausalt ei taha öelda Eesti riiki, ma ei taha kuulutada Eestiks, sest see ei ole Eesti. Siis alles natuke aega tagasi oli see, kus tuli välja, et Viru keemiagrupile müüdi terve hunnik, mis oli 100 või 200 miljonit tonni põlevkivi maha. Ma arvutasin välja sellest tehtud põlevkiviõli müügihind ja selle 15 miljoni eest, mis selle maha müüdi, see 15 miljonit oli 0,5% vist. Et ma ei tea, kellel teist metsa on, aga kui te oma metsa raieõigust müüte, kas te müüte metsa raieõigust 0,5% hinnaga maha või? Ma ei usu hästi. Aga niimoodi müüb Eesti riik, müüb Eesti maavarasi maha. Aga ka see pole veel kõik, et kui siin ennem räägiti, et Eesti riik on saanud 4 miljardit mööda pükse oma RMK pealt, metsa müügi pealt, siis mina olen selline inimene, keda Kristjan Michal absoluutselt ei salliks, sest mina olen nii-öelda numbrimaag. Ma laskun numbrimaagiasse. Ja reaalsus on see, et kui me tahaksime ise endale odavat elektrit ja me suudaksime oma poolt Lätit üleval pidada, siis sellise põlevkivi elektri tööle panemine läheks meile maksma 2 miljardit. Ainuüksi ennem öeldi, et 4 miljardit ollakse metsa pealt mööda pükse saadud. Aga et inimesed veel aru saaksid, kuhu raha läheb, Rail Balticu hind ehk siis kiirtee Ikla piiripunkti on 5,3 miljardit minu teada. Ehk siis me saaksime nende 2 asja eest juba 4 korda Eesti elektri valmis ehitada. Et see on see, kuidas raha läheb. Aga siis riigil ei ole raha, et kodustele emadele jätta sotsiaalkindlustus alles, nagu ma õigesti olen aru saanud, või tulumaksutoetus. Et siukestes kohtades hoitakse kokku, aga miljard siia, miljard tänna, see sobib. Et natuke mõelge selle üle. Ja siis, kui räägitakse midagi rohepöördest, räägitakse, et tuulikud on rohelised. Lihtsalt, et te teaksite, Eestisse tahetakse püsti panna umbes 1000 tuulikut. 1000 tuulikut, mida see tähendab? See tähendab seda, et tuuliku eluiga on 25 aastat ja 1000 tuulikul elu jooksul käivad läbi 3 labad, ehk siis 25 aastaga on kokku 9000 laba. Just igal tuulikul nii. Ja see tähendab siis seda, et iga aasta hakkab minema 300 laba maa alla. Ja lihtsalt, et inimesed aru saaksid, kui suur on iga laba. Kui te olete näinud neid porgandeid, mis sõidavad Tallinna ja Tartu vahet, siis see porgand on umbes 80 meetrit pikk. Ja see laba on ka. Üks laba on sama suur nagu see porgand. Ja neid hakkab minema 300 tükki aastas maa alla. Kas see on roheline? Minu arust mitte. Aga see pole veel kõik. Kui te arvate, et tuulikutega elekter on odav, nagu teile räägitakse, siis ka see ei vasta tõele, sest tuulikute kasutegur on ainult 20% või kasutustegur on ainult 20%. See tähendab seda, et 1 megavatt põlevkivi võimsust on võrdväärne 5 megavatti tuulikutega. Mõelge selle üle natukene. Kõik need, ma ei tea, arvutused, mida teile tehakse tavaliselt 1 megavatt võrreldes 2 megavatiga, aga need ei ole samad asjad. Ja kui siin ennem räägiti, et tuuliku energiat ei saa kasutada, siis jah, see vastab tõele ja mitte ainult sellepärast, kas tuult puhub või mitte, vaid sellepärast, et tuuliku energial ei ole stabiilsust. Ja mitte ükski tehas ei tööta sul sedasi, et praegu tuult on, nüüd töötame, nüüd tuult ei ole, nüüd ei tööta. Ja seda juttu on eriti jabur kuulata, kui me samal ajal näeme, et näiteks Pärnusse planeeritakse 300 megavatise võimsusega vesiniku ja metanoli tootmistehaseid. Lihtsalt, et inimesed jälle aru saaksite, kui absurdne see jutt on, siis esiteks leiti, et see ei ole üldse riikliku tähtsusega objekt. 300 megavatti tööstus ei ole riikliku tähtsusega objekt. Eesti riigi keskmine elektrikulu on 1000. Ehk siis Pärnu omavalitsus otsustab kogu Eesti elektri hinna üle. Aga see ei ole riikliku tähtsusega küsimus. Aga nii on. Et nagu jälle natuke mõelge selle üle, et ja jällegi see tehas hakkab tööle ikkagi tegelikult meie põlevkivijaamade pealt ja tulevaste gaasijaamade pealt.
sest tuulikud sinna elektrit ei tooda, sest nad lihtsalt ei tööta niimoodi. Noh, lihtsalt sa ei saa lihtsalt tuuliku elektriga seda elektrolysaatorit töös hoida seal. Nii lihtne see ongi. Aga sellest ei räägita. Ja noh, ka see ei ole veel kõik, et kui nende tuulikute püsti panemine, nagu ma ütlesin, 1000 tuulikut, ehk siis umbes 8000 megavatti, ühe tuuliku rajamishind on 1,5 miljonit umbes megavatti kohta, ehk siis üks tuulik on 10 miljonit, siis te saate 8 miljardit. Tuletan meelde, põlevkivi välja ehitamine on 2 miljardit ja annab teile 2500 megavatti umbes. Tuulikud annavad teile 8000 20% kasuteguriga ehk 1600 megavatti. Ja te panete 4 korda rohkem sinna raha alla. Kas tundub valem odava elektri jaoks? Minu arust mitte. Ja lõpetuseks ma tahaks öelda seda, et minu kohta, et mina ei ole Tallinna Tehnikaülikoolist õppinud. Mina sain esimest korda eelmine aasta Arvi Hamburgiga kokku ja mina ei ole eluses kokku saanud Alar Konistiga. Mina olen teistes ülikoolist olnud ja ma jõudsin täpselt samadele järeldustele, täiesti individuaalselt, nagu need päris energeetikud. Kas see ei peaks teile nagu natukene ütlema, et füüsikaseadused on alati ühed. Meil on üks füüsika ja kui mina jõuan nendeni ja jõuavad ka teised teadlased nendeni, siis äkki tasuks mõtlema hakata, et me võib-olla räägime tõtt. Selle asemel, et kuulata mingit, ma ei tea, härra Lavrentjevit, kes 5 aastat tagasi kirjutas, et on akustilised võimed relvadel ja nüüd ütleb, et ei ole. Et organitel ei ole ka omavõnke sagedusi. Et noh, see absurd, kuhu me jõudnud oleme, on, ma ei tea, täielik, aga ja sellepärast võib-olla ongi seda raske ausalt uskuda juba praeguseks. Aga jah, see on see seis, kus me oleme ja nii nagu Varro ka ütles, et inimesed peavad ennast kokku võtma ja tegutsema hakkama, siis muidu siin midagi ei muuta. Et see oleks ka minu poolt kõik ja aitäh. Aitäh, Kaljo. Me kindlasti võtame ennast tulevikust kokku. Tõesti, on põhjust olla täna rahul. Loodan, et teil on ka kergem. Eesti ja selle kodanikud, osa meist, pole olnud täna vait. Pole jäänud internetti ega öelnud vaikselt ning mugavalt oma ütlusi seal, vaid on end kokku võtnud, sest see pikk ja liiga pikale veninud protsess on seda väärinud. Ja kui vaja, siis tuleme siia veel. Ei tasu jääda lootma, et me oleme endiselt või harjumuspäraselt vait, kannatame vaikselt ja kirjutame postituse alla vaid ühe sõna, õige või siis pikemad jutud arvates petlikult, et sellega on olukord päästetud. Linnuke on täies mahus kodanikuna kirjas. Me oleme täna väljas, oleme ka tulevikus väljas. Riik ei alga ega lõppe vaid toaseintega, vaid algab ka siis, kui oleme välisukse lahti teinud. Jätkem meelde ka need, kes täna siin meiega olid. Jätkem meelde ka oma ligimese, kes täna su kõrval seisis. Vaadakem ka nende postitusi, lugegem ning näeme, kui palju kangelasi, tegelikke võitlejaid on tegelikult meie seas. Meie maa, mets, õhk, vesi ja väärtused on meie ühine vara, mis väärib meie tähelepanu, märkamist ja vajadusel ka reageerimist. Magav kodanik on kõige parem kodanik, kuid mitte meie jaoks. Me pole üksi ei siin platsil, kodus või riigiasutuses. See on teadmine, mille tundub, et oleme selle räsimises ka pettumistes ära unustanud. Me oleme kõik üks. Ärkamisaegasid võib olla tõepoolest mitu. Väga võimalik, et see oli üks neist. Ärgakem ja usun, et tänane äratuskell on juba Tirina teele saatnud. Loodame, usume, et see oli ka kuulda. Ja kui vaja, siis seda tuleb korrata veel. Me ei maga, ei varju ega mõtle enam, mida see ikka muudab. Muutus võib olla see väike nihe, mõra, kuid samm edasi. Ja see on seda väärt. Tehkem täna endale see hea jook, tundkem sisemist võitu ja see maitseb kordadest paremini kui järgmine tegemata jäänud samm. Aitäh teile! Vaata, et sa midagi maha ei unusta. Turvalist koduteed, olge terved ja elagu Eesti!